KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Kallaste. Jou. Ja kell on keeratud, 7 tundi jälle aja vahe ja mis me teeme nüüd? Mock Draft 2.0. Aine. Kella keeramise tähistuseks. Ja, täpselt. Mul autos ikka veel vale kell. Ma sõitsin kohe, võtsin, kuule mul on veel tund aega. Ma siiamaani käin kodus ringi ja leian kellasid, mis on valed, nii et jah, see ei ole kõige ideaalsem. Jah, mul töö juures on mingi 4 tükki. Kõik masinad pidi ümber seadistama, kõik asjad pidi ära tegema. No. Mul on muidugi see ka, et mu autol on seal armatuuri peal see manuaal või see Seier kell ja siis saad sellega mängida. Vara retrokas. See on jumala Volksul ju. Ja uus või noh. Analoog kell või? See on isegi analoog, see kuradi juba ju. No ta on, kuidas kutsusid, analoog põhimõtteliselt jah, aga jah, ta on, mis ta on, 2016 high class ikkagi, Passat. Mul on 2015 golf, mul küll sellist luks, okei, mul on golf. Seal ongi. Tere, mul Passat roostetab veidi raisk, ma ei tea. Ma just värvisin endal ära, tagaküljed, kuradi tonn läks maksma. Viira ei kuule niikuinii, nii et siis Viira käest oleks kallim olnud niikuinii lõpuks. Aga jah, mõlemad tagatiivad pidi ära värvima, et aga koopääred sai jumala kenasti ära tehtud. Aga jah, kirves on. Aga räägime siis nüüd NFLis ka või millest me tavaliselt räägime siin podcastist, on ju. Siis täna teeme siis järgmise mock drafti 2.0, on ju. Ja aga seekord teeme siis natuke erinevalt on see, et me teeme ise siis kahe peale kokku. Ja siis minul on number 1 pikk, Kallastel 2 ja 3 ja niimoodi lähme vaheldumisi lõpuni. Ja mõte on see, et esiteks, kuna see aasta on vaata esimest korda aastast, mis aastast see oli igal meeskonnal oma esimese raundi pikk alles veel? Mingi 2000... see oli pikka aega. 2007 või? Mingi siuke on aasta. Vist oli, ma mõtlesin, et umbes 20 aastat vist, jah. Jah, et ja mis see näitab seda, et meil on väga hea lihtne viis kõikidest meeskondadest rääkida. Et me katame kõik meeskonnad, saab läbi käia ja saab kõik läbi käia, ma ei tea, mingi top 40 prospekti umbes enam vähem. Et saate võib-olla, saate sellest esimeses raundis paremini aru, kui see siin aprilli viimasel nädalavahetusel juhtub, on ju, siis päris draft. Ja see on siis ka nagu eelvaade meie päris mock draftile või lõplikule mock draftile, mis tuleb siis vahetult enne drafti 20, ma arvan mingi 21-22 aprill tuleb välja meie viimane. Draft ise on jah see aprill öö vastu 25. on siis esimene raund ja siis sealt edasi 2 päeva. Ja me üritame siis viimases mock draftis siis Ott ja Jan ka vast, et saab äkki lausa 4 teha. Et siis see on huvitav ka, funnim ka nende reageerida üksteise peale. Aga enne kui me lähme siis edasi, paar housekeepingu stuffi ka, suvepäevad, et kui sul on suvepäev, jah, inside jokes, suvepäevad, kui sa oled huvitatud, andke meile teada, siis me teame enam-vähem vaadata, kui suurt asja me hakkame bronnima ja kuupäevad, meie tegemata töö, aga see siin kohe lähiajal tuleb. Meil on teada nädalavahetus, me lihtsalt ära otsustama, millised meile sobivad kõige paremini. Jah, eks me teeme siis parem selle kuupäeva paika ja siis ma teen mingi postituse ka sinna Ameerika jalgpalli suurde gruppi Facebookis, et siis saab seal all teema käima panna. Täpselt. Ja kõik kodulehel, kusjuures hea reminder, mulle ka peaks kodulehele need ära panema siis kõik need Hall of Fame'i asjad, lisama siis fantasy võitjad eelmisest aastast, samamoodi ennustusmängu võitjad, kõik need paneme ülesse pluss meie mock draftid, kusjuures ma teen valmis selle nädalavahetusel. Ma panen kõik meie mock draftid ka sinna üles, et siis saate tagantjärgi on hea, kuule see on päris hea tagantjärgi on hea vaadata ka. Ja harjuks mõtlega nüüd ongi, et mock 1.0 on kõige täpsem vaata. Ja räägides tegelikult mock draftidest, fuck it, me juba räägime siis, enne kui me lähme uudiste juurde, siis lähme uuesti mock drafti juurde, et kuulasin Florit ja Chris Simsi, kui ma sõitsin koju, siis nad rääkisid ka, et see on 100% osad need, kes teevad neid mock drafte meedias, agendid pluss meeskonnad annavad neile infot või nad tahavad või nad tahavad mängid ülespoole tõsta, kes ilmtingimata ei ole üleval pool või see tegelikult vastupidi ei tehta tihti peale, pigem sa haibid üles kedagi, et sa oleks hea connection mingi agendiga või midagi sellist. No see on ju, vaata, me oleme nüüd see off-season näinud ka, kuidas, vaata need, kui free agency saini, iga aastaga on seda rohkem. Mina Schefter vist alustas seda, aga vaata nüüd on see,
et kui tweetitakse välja, et noh, ma ei tea, kes iganes sainis mingi tiimiga ja siis allikas on, nad panevad allikas, et agentuur või agent või midagi sellist, et noh, see insideri, et noh, me mõtleme küll, et insiderid on nagu mingid noh, siuksed kõike teadjad, aga tegelikult neil agendid toidavad infot lihtsalt. Ja nagu ja täpselt, mis info see õige on ja eriti veel nüüd, mida lähemale me tegelikult draftile jõuame, seda rohkem hakkab BS-iga tulema. Et nagu, et me saame nendest natuke nendest kõlakatest rääkida ka, kui me läheme selle mock drafti juurde ka, sest noh, me üritame mock drafti ka teha, nagu me ennustada, mis need meeskonnad päriselt teevad. Mitte nagu see, mis me teeksime, sest et noh, mis me ikka teame nagu nii, et noh, ma näeksime võib-olla veel, samas võib-olla teeks paremini ka, who the fuck knows. Ma just mõtlen ka, et kui ma peaksin nagu ühe meeskonna eest otsustama, mitte 32 eest, vaata, siis oleks tegelikult võib-olla täitsa nagu lahe isegi seda teha. Võib-olla tõesti, jah. Et noh, kui sa oled mingi Denver 20 peal, siis tegelikult jumal nagu, noh, see oleks nagu täiega siuke, mitte isegi bucket list, aga see oleks nagu mingi siuke unistuste amet oleks olla draft room'is mingi, noh, Baltimore'i draft room'is, kui draft toimub. Ja fly on the wall lihtsalt, nagu fuck. Kes oleks. Aga siis mõningad uudised ja viimati me tegime nädal aega tagasi ja siis võib etterutavalt öelda, et me lindistame teisipäeval, et siin on praegu liiga meeting käib, on hetkel käimas, et lausa täna õhtul võib tulla uudiseid välja, mida me ei saa katta, et siis me katame need järgmine nädal, et see ei ole hullu. Aga noh, kuna eelmine nädal me salvestasime ka teisipäeval, siis meile see üks suur quarterbacki uudis, ühest rääkisime, teisest ei saanud rääkida, on ju. Et siis nüüd Giants siis tegi 2 quarterbacki lüket, on siin viimasel 2 nädala jooksul teeninud ja siis lisaks James Winstonile, kelle signingust me rääkisime eelmine nädal, siis ka Russell Wilson signis siis New York Giantsiga, ehk siis hetkel on New York Giantsil Russell Wilson, James Winston ja Tommy DeVito. 3 start, hakkasin ütlema 3 starting quarterbacki, ei. Ja, ma just mõtlen. Et aga Russell Wilson sai siis 1-aastase lepingu, 10,5 miljonit on sellest garanteeritud ja maksimaalne väärtus sellel saab olla kuni 21 miljonit, mis on isegi kui ta teenib absoluutselt kõik oma incentive'id ära, mis ma arvan, et seal on incentive'id sees, et sa võidad MVP või mingi Superbowli sindada, niikuinii hiti kõiki neist, siis see on ikkagi päris odav leping, see on väga sarnane tegelikult sellel juhul Justin Fields'iga, aga samas ka 10 milli tegelikult NFL-i meeskonnal pole mitte köki-mökid lahti lastada treening game lõpuks näiteks. Jah, kui asi täitsa nagu metsa läheb, et noh, siin puhtalt nagu selle Giants olukorras ongi, et kui nagu raha jälgida, siis noh, paistab, et Wilson on starter ja Winston on backup, eks ju, et noh, siis nagu sa ka mainisid tegelikult, et noh, võib-olla nad tahavad seda Russell Wilsoni rookie aastat nagu järgi teha, aga noh, nüüd Wilson oleks nagu veterani rollis, et toovad ühe rookie sisse ja loodavad siis, et see competition nagu arendab seda rookit kõige rohkem, aga noh, selles mõttes Wilsoni ja Winstoniga, või noh, Wilsoniga pigem siis, saab, ma arvan, hooaja läbi purjetada, lihtsalt jah, ma natukene nagu, ma ei oodanud, et see Giantsi quarterbacki off-season nagu nii läheb, eks näis, mida nad draftis muidugi teevad. No see, ja, võt see, aga noh, see, mis nad on teinud siiamaani, vähemalt on see, nüüd on see olemas, et sa ei pea ilmtingimata force'ima endale quarterbacki kõrgel, vaata. Kui sul on nii palju parema väärtusega mängija võimalik valida versus, et sa ei, aga nüüd sul on järsku quarterbacki siuke auk, et sul on vaja draft quarterback hoopis seal. Et see on veel halvem situatsioon. Ja noh, Russell Wilson ise oma pressikal ütles, et tema expectation on, ehk si on olla starter. Aga Giants on juba välja tulnud ka, et see ei ole, nad ei ole otseselt öelnud, et see on quarterbacki competition, aga see ei ole päris siuke clear cut, ehk siis ma arvan, James Winstonil on legit võimalus see competida vähemalt ja rookie tuuakse kuskil sisse, mis kui kõrgel nüüd on teine küsimus on ja, sest meil on, Giantsil on 5 pikki esimese 105 piki sees, jah. Et me saame selle Xavier McKinney eest komp-pikiga, 3. raundis on meil 2 pikki. Et seda saab olema huvitav vaadata ja noh, Rassi koha pealt ka veel see, et väga huvitav oli lihtsalt kuulata seda pressikat, kus ta ikka rääkis väga hästi Pittsburgh Steelersist ja nagu räige mulje, et ta tahtis ikka nii väga sinna tagasi minna ja reporditud välja ka enne seda, et ta tahtis väga tagasi minna, aga Steelers ei tahtnud teda. Siis on nagu huvitav situatsioon, aga noh, aru saada miks ja kui me räägime nagu scheme fit'ist, Russ over the middle on väga limiteeritud, ta ei ole enam nii mobiilne, aga sügava pika palli viskamises on ikka NFL-is nagu eliidis, et Darius Slayton Neighborsil arvatavasti tuleb võimalusi, võib-olla isegi Jalen Hyatt lõpuks saab oma võimalused ja noh, Vandal, nagu ma tegin eile nalja, meil oli fantasy draft'is, Vandal Robinsoni pole enam mõtet paganama üldse võttest, et see vend ei hakka palli saama, sest sa ainult saab quick game'i ja paganama slante ja värk, aga Russi näed teda, pluss Vandal on ka veel lühike.
kaovad mõlemad ära sinna väljakule ja et see on, vähemalt mul tuli lihtsalt kuskil ette üks päev, ma ei tea, kas mingi highlight või Neighborsi highlight ja siis seal olid vaata need, see oli see mingi Tallase mäng, kus ta küpsetas neid corner'id ja Daniel Jones viskas 2 või 3 täielikku underthrow'd alla, vaata pika palli peal. Ja siis ma vaatasin seda ja siis mõtlesin, okei, no vähemalt Rust nagu suudab selle palli nagu kohale viia, et ma arvan, et noh, Neighborsil või noh, puhtalt nagu selle järgi vaadata, et noh, Neighbors ja siis rünnak laiemalt. Tegelikult saab päris hea sellise boost'i nagu sellega, et noh, Tyrone Tracy loodetavasti jätkab ka samas vaimus, et noh, Giants vähemalt noh, kui mitte midagi muud, siis noh, Giantsi quarterbacki olukord on nagu huvitavam ja ilmselt seda rünnakut on märksa lahedam nagu vaadata see aasta võrreldes sellega, mis ta eelmine aasta oli lõpuks. Ja 100%, pluss Winston on ka sarnase, Winstonis mängus skill on ka sarnane, et selles suhtes sa ei pea nagu see rünne ei pea muutuma nii palju, kui on ka juhtub, et näiteks James Winston oleks starter ja just Brian Dable peatreener ütles ka, et ta alles pre-seasonil otsustab, kas ta call it play'si või mitte. Ehk ta võib ära anda uuesti, sest ta eelmine aasta võttis esimest korda siis ametlikult play call'iga enda peale, aga nüüd ta võib uuesti ära kanda. Et see on huvitav, vaatame, mis sealt saab. Kui ta ära annab, see on põhiline, see on tavaline asi, mida ju, mida peatreenerid teevad oma viimasel aastal, vaata. Ei no sa jätad nagu selle, vaata, sa jätad selle õlekõrra omale, et okei, ma saan mingi week 10, saan offensive coordinatori lahti, ja teda süüdistada, vaata. Täpselt. Aga noh, siis üks domino oleks langes ära, Russell Wilson, ehk siis Brownsil on tegelikult veel veteran quarterbacki vaja, Kenny Pickett on hetkel ainuke ja teine on siis ka Pittsburgh Steelers ja nüüd DK Metcalf, kes on nüüd Steelers, siis tegi päris suure trenni seal Aaron Rodgersiga juba, siis Rodgers oli Pittsburghis, 6-tunnine meeting oli seal ja siukse väga positiivsed asjad tulevad sealt välja, et tundub, et see ametlikult ei ole vist midagi, aga mulle tundub, et mingi suusõnaline leping on tehtud juba tegelikult ja põhimõtteliselt vist reportid on ka väljas, et Steelers on juba lepingu lauale pannud, et see, mis me sulle pakume ja Rodgers on ütlenud jah sellele, aga ta ei ole veel alla kirjutanud, ehk siis nagu rahaga on ära arvestatud, lihtsalt tundub rohkem see, et Rodgers ei taha vist campi väga tulla või noh, ta tahab alles training campi tulla vist või ma ei tea. Jah, tundub nii, ta otsib oma Shakraid praegu avab veel, et ja seal oli ju vaata see ka, et ma ei tea, kas McAfee vist breikiski selle või kes iganes see oli, et Pittsburghil on mingi juubeliüritus vist nüüd 9. Ei, see ei ole Pittsburghi oma, see on McAfee enda oma. Et nad on Pittsburghis, jah, sorry. Ja McAfee eile ütles seda oma, ma ei tea, kas ta ütles meelega või ma arvan, et ta on piisavalt tark, ta ütles selle meelega, et tal on see 9. aprillil on Pittsburghis suur, noh ta enda mingi show, live show. Mingi live show jah, kuradi WWE ja see kõik teevad nagu production'id seal ja värki. Aga sinna tuleb päris palju Pittsburghi legende, Tomlin on kindlasti kohal, kõik need asjad. Ja ta viitas, et Aaron Rodgers võib-olla tuleb kohale või siis see oli see, et umbes, et ma tahaks, et ta kohale tuleks, et seal võib mingid uudiseid breikida, aga samas teades Rodgersit, ta pigem tahaks seda kõike enda peale saada või noh, ma ei tea. Jah, ma arvan ka, et ta võib-olla Pätiga jagaks, aga noh, mulle tundub, ma juba nagu olen ka, noh, selles mõttes, noh, mitte, et ma nüüd nagu ilgelt selle peale mõtleks, aga eriti pärast seda, kui DK ja Rodgers kuskil Californias koos tööd tegid, siis ma nagu juba liigun nagu hooaja poole selle teadmisega, et Aaron Rodgers on Pittsburghi quarterback, et ma arvan, et see on üsna kindel laks juba. Ja noh, siis teiselt poolt, noh, üks väike domino on seal veel see Minnesota Vikingsi lugu, siis J.J. McCartney ise ütles, et talle ei ole öeldud, et ta on 100% starter ja ta ütles, et see on okei, sest ma tahan teenida selle ära. Ja siis nende GM ütles, et McCartney on 100% terve, ta on meniski opist taastunud, kõik on jumala okei, nagu peaks olema. Aga uks ei ole täiesti kinni pandud Aaron Rodgersi suhtes. Ja kusjuures ma mingil määral ikkagi kaldun selle poole, et Rodgers tahab viivitada nii palju kui võimalik, et näha, mis Minnesotas juhtub. Nagu ta pigem läheks Minnesotasse, mis on nagu täiesti arusaadav, kui sa paned Rodgersi Minnesotasse nagu, sa ei saa enam väga paremat rolli leida NFL-is vaata 9 aastaks. Ma just mõtlen ka, et nagu kui sa oled siuke veteran QB, ma arvan, võib-olla 3 tiimi on paremad kui üldse, et noh, et Stefanski, Jefferson ja see liin ja kõik see investeering, mis nad teinud on, aga jah, praegu nagu paistab vähemalt, et Minnesota läheb ikkagi rukiga ja noh, minu arust oleks nagu no jah, ma ei tea, selles mõttes McCarthy on noor ka õnneks, et noh, see nagu, aga lihtsalt jah, ma nagu tunnen, et tänapäeva NFL-is oleks väga veider, kui nad nüüd järsku otsustavad uuesti nagu, et ei, ikkagi lähme kellegi teisega edasi, et see kuidagi jah, hästi veider protsess nagu. Hetkel, minu meelest nad praegu ei saa ka seda teha, aga võib-olla Rodgers ta ootab seda, et peale vaata mandatory minicampi, mis on siis juuni keskel tavaliselt ja noh, OTA-d hakkavad järgmine nädal pihta minu meelest, et uute peatreenite OTA-d hakkavad pihta, mis on siis organized team activities, kus siis meeskonnad saavad koos hakata jõutrenni tegema ja värke ja siis vaikselt võib väljakule ka minna, aga kontaktiga midagi teha ei tohi, et noh, väiksed siuksed lihtsad trennid on, ütleme nii. Võib-olla ta ootab
ära, kuni need läbi on ja siis äkki Minnesotal võib reaalselt olla see tegelikult, et nad näevad, et JJ McCartney ei ole valmis. See ja, nagu mitte füüsiliselt, vaid nagu see mentaalse poole pealt. See on nagu ainus põhjus, miks ma näeksin, et sa tooksid Rodgersi sisse, oleks see, kui McCarthy läheb väljakule ja ta ei saa üldse hakkama. Et kui McCarthy on natukenegi nagu okei käega ja saab sellest protsessist aru, sest ta on ju tegelikult aasta nagu selle tiimiga koos olnud. Et jah, ainus variant oleks see, kui McCarthy on nagu katastroofiliselt halb. Et ma arvan, et Rodgers no muidugi, ja Rodgers muidugi tahab Minnesotasse minna, aga ma ei tea, mina pole nagu aru saanud, et Minnesota tegelikult tahab teda. Et ma arvan, see pigem on kõik Rodgersi poolne jutt. Aga Minnesota võtab mingi veteran quarterbacki endale veel. Nagu see 100% võtavad mingi. Ja 100%. Ryan Tannehill on vaba veel, by the way. Jah, Carson Wentz on vaba veel. Süüksed nimed on. Siis, aga see on see üks quarterbacki domino ja siis, tegelikult üks quarterbacki domino, mis on võib-olla Steelersi back-up plan on Kirk Cousins. Siis Tim Morris just ütles Atlanta peatreeneriga, et ta ei oota teda sinna, OTA on ka voluntary, mis tähendab, et sa on vabatahtlik ja sa ei pea tulema sinna. Aga vaata, see on tavaline asi on see, et kui sa oled päris meeskonna mängija, siis sa pead tulema. Ja teine asi on see, et sul on boonus sellega sinnatud. Natuke raha anname sulle, natuke piskud, jah. Ma vaatan praegu kiirelt ülejäänud free agent quarterback'i see listamist umbes poolik ka, aga siin Aaron Rodgers'is teine nimi on Trey Lance, kes on juba CFL-is ja see on Drew Lock ja Joe Flacco, et see jah. Aga Flacco Minnesotasse tegelikult kõlab päris õigesti isegi. Jaa, tegelikult see võib-olla ei olekski kuulem. Aga jah, Kirk Cousins ei oodata sinna vabatahtlikutesse trennidesse ja aga ta ütles jällegi, et ei, me oleme täiesti rahul, kui ta on back-up quarterback. Nad lihtsalt ütlevad seda treidi, mis väljut üles tuua, sest et peale drafti ta läheb, ma arvan, päris kiiresti minema, sest et mingi meeskond jääb ilma vaata. Ma arvan ka, et oleneb Clevelandi draftist näiteks või nagu praegu paistab ka, et kurss nagu läheb pigem Clevelandi poole, aga siin ilmselt on mõned meeskonnad veel, kelle peale isegi võib-olla ei mõtle, kes. Ja vigastus vaata. Ja vigastus täpselt samamoodi. Et need quarterbacki dominod hakkavad vaikselt paika loksuma, aga nüüd on siis Rodgersi suur on vaja otsus ära teha ja siis Kirk Cousins on ka, sest et nad võivad ka vabalt oodata training camp'ini vaata, kus äkki on mingi Sam Bradfordi tauline deal laual olemas vaata, mis oli vanasti, kui Minnesotas treiditi, Bradford treiditi Minnesotas. See on juba korra juhtud ju. Oli nõndapidi või kumb pidi siis Bradford läks? Ta läks ju Philly'st Minnesotasse. Jah, vist küll, jah. Esimese raundi pikki vastu ka veel. Jah, esimese raundi pikk oli see. See on kurikuulus treid, jah, Eaglesist Minnesotasse, just. Et sest et Minnesota oli nii, see oli peale Teddy Bridgewater oli seda vigastus, kus ta see põlv läks lihtsalt non-contact, mis nägi nii kole välja. Et jah, see on siuke, see oli quarterbacki dominosi on veel natuke veel paika vaja loksuda ja pluss draft mängib ka rolli siin. Siis, mis uudis on meil veel vaja läbi, rääkides draftist, siis üks siuke Jalen Carter, kes on suure tõenäosusega siis number 1 või number 2 mitte quarterback selle aasta draftis. Ta ei tee oma pro days mitte midagi kaasa, sest tal on see õlavigastus eelmisest hooajast natukene. Ja aga teine asi on see, ma ei ole 100% kindel, mis ta see jalaga on. Ma ei imestaks, kui tal mõned meeskonnad on ta downgrade'inud selle vigastuse pärast. Selle jalavigastuse pärast vaata, mis tuli välja. Jah, selles mõttes ma ka imestaks, aga teistpidi on nagu see ka, et ma ei tea, kas Abdul Carter peab isegi nagu midagi tõestama, et see ongi siuke kahavuse asi. Kas Marvin Harrison ei teinud ka ju mitte muhvigi? Harrison ei teinud midagi, jah. See oli ka sellepärast, et ta ise ütles ka, et ta tahab treenida hooajaks, mitte pagana pro days, mis on arusaadav. Et lihtsalt selline huvitav uudis, et Abdul Carteriga lihtsalt peab meeles pidama seda, et tal on see pisikene punane lips selle vigastuse pärast, sest et kuigi tegelikult see vigastus on siuke, et lihtsalt tee see viga ära ja on süda rahul tegelikult, et ma ei tea, miks sa üldse ei teinud. Ma just mõtlesin ka, et nagu praegu on ju nagu õige aeg seda teha, eriti kui sa oled nagu nii kindel, et sa lähed top 3 või top 4 või mis iganes talle nagu siin lubatud on, et tee siis juba sopp ära ja oled sügiseks nagu nii 100, kui sa saad olla, et mulle tundub ka see õige. Ja siis olid ka International Pathway programmi Pro Day oli, mis siis on kõikidele mitte-ameeriklastele möödud Pro Day, kus nad olid vist UF mis Floridas kool, see on U-tähte, need sarved on USF vist. USF, ei ole mitte USF, see on see
üks Florida University's vahet. jah, kui mis iganes ta on. Aga seal siis nad kõik need International Pathway mängijad said siis osa võtta ja noh, see on hunnik rahvusvahelisi mängijad, Ameerika jalgpalli mängijad, mitu tükki Euroopas, kes ILF-ist olid näiteks seal ja üks oli siis kiker ja kes sainiti kohe peale seda Atlanta Falconsi poolt 3-aastase lepingule pluss veel signing boonusesega otsa, eks ta sai kohe raha selle eest. Mis on nagu tegelikult väga-väga kõva asi, aga põhjus on see, et väga paljud meeskonnad tahtsid taga, kutsusid ta veel workoutile. Lenny Krieg on siis ta nimi. Berliinis pärit mul väga paljud meeskonnakaaslased mängisid taga ja teavad teda. Aga ma käisime poistega väljas eelmine reede ja siis ja see poiss pidi värisema päris hullusti pressure all. Et see saab olema väga-väga huvitav, nagu mis see NFL-is hakkama saab. Et jalga tal on talenti, aga tal väidetavalt siin 2 kõrva vahel pidi natuke lühike olema. Aga jällegi, see on ka siuke võib-olla kohati heiterite took ja lihtsalt kadedad, mis iganes. Young way cool competition, me ei hinda seda. Ma arvan, ta istub see practice squad'is paar aastat ja siis vaatab edasi põhimõtteliselt. No see oli ju vaata see Ravens ju flippis selle, vaata see appi, kas ta oli taanlane või norrakas või see Kaare Vidvik, vaata, kes oli ka mingi räige prospekt ja siis Ravens flippis ta 5. raundi piki eest isegi kuskile Minnesotasse vist. Oli küll jah. Põrus täiega, Kaare Vidvik jah, Norrast. Jah, et see on lihtsalt see on välju ja see on lihtsalt lahe näha ka, et tuleb niimoodi eurooplasi sisse ka ja noh, mitte ameeriklasi siis otse siis Euroopast. Et ja Kallaste viimane uudis siis sinu peatreenerile anti väike lepingu pikendus ka. Et kas see on okei või oled sa juba väsinud, et võiks juba vahetus siis saada või mis sa arvad? See on nii kahe otsa käsis, see ongi see, et nagu tore oleks, või noh, selles mõttes nagu lahe oleks, kui vahetus oleks, aga siis on see, et noh, vaata ringi ja mõtled, kelle sa saad, et noh, ma nagu John Harbaugh vahetaks väga väheste teiste treenerite vastu. Võib-olla kui ainult siis mingi ülihea ründe nagu mind, aga noh, Todd Monken ajab ka asja ära. Et noh, vaadates Harbaugh nagu seda CV-d. See on mingi shot ju, ajab ka asja ära. No, ajab asja ära, ta on top 5 offensive coordinator NFL-is, eks ju, et noh, selles ja John Harbaugh nagu staff tegelikult on ju alati okei olnud, lihtsalt jah, see ongi see, et umbes noh, kui Kyle Shanahan tuleks, siis ma oleks õnnelik, aga ma arvan, et Harbaugh nagu, noh, sa ei saa lahti lasta teda, sest ta läheb tunni aja pärast, ta on kuskil mujal juba. Ma arvan, et lähevad Tomliniga koos, sest ta sai ka 3-aastase lepingu, nagu Tomlin sai eelmine aasta 3-aastase lepingu Pittsburgh Steelersist, siis John Harbaugh sai siis Ravensi peatreener sai siis 3-aastase lepingu pikenduse endale ja käsikäes on olnud seal samas divisionis 2 suurt rivaali ja noh, eks minu meelest ka nagu alati lahe lahti lasta ja nagu uus asi on lahe on ja, aga täpselt kui palju on sul paremaid võimalusi tegelikult olemas, et no see ongi täpselt see, et noh, et sa pead alati nagu noh, see rohi ei ole rohelisem alati vaata, et no siin on väga suur osa Ravensi fännidest loomulikult tahab nagu Harbaugh'st lahti saada, kuna need, ma ei tea, play-off'i võite on lihtne süüdistada John Harbaugh'd, aga noh, kui Lamari fumbeliks selles Buffalo mängus näiteks poole väljaku peal või Mark Andrews püüaks need pallid kinni kõik ja noh, kõik see asi, et noh, väga lihtne on peatreenerit süüdistada selles, mis nagu väljakul juhtub, sest noh, tema ei pannud valmis mängijaid, aga noh, lõpuks ju roster on Superbowli vääriline ja noh, sa pead vist 1 aasta nagu ära võitma. 3-aastane Windows enam-vähem on, vaata ja no kusjuures Lamarile lükatakse jälle lepingu pikendus vist või? Sest nad tahavad seda cap numbrit alla saada, ma kuulsin. No see Joshi leping ilmselt pani asja käima natukene, et jah, nad tahavad raha edasi liigutada, et Harbaugh juba seal owners meetingus ütles konkreetselt välja, et nad räägivad sellest ja varsti tuleb. Päris haige ju. 3 aastat põhimõtteliselt ei tahtnud lepingu pikendust anda ja nüüd on nagu peale 2 aastat on ju alles see uus leping olnud ju. Või 3 tükki on alles või 3 või 4 aastat on alles veel seal ju. Lükkame kohe pikemaks. Jah, noh, nüüd on hoopis teine lugu on ju, samas olge ausalt, viimase 2 aastaga tõestan ka, et nagu see vend on nagu top 5 mängija NFL-is. Nagu mitte ainult quarterback on ju. Siis mõned uudised veel. Paar signingut on ka juhtunud, et noh, nüüd on see vabaagendi turg on väga väikseks jäänud ja suuri lepingusid enam ei tule, aga paar huvitavat nime, mis mul silma jäi. Stefan Diggs läks siis 3-aastase lepinguga Patriotsi, millest tegelikult ainult 16 miljonit on garanteeritud, ehk see on tegelikult ainult 1-aastane 16 miljoni leping halvimal juhul. Siis Avuzie läks siis Ravensisse, cornerback 1-aastase lepinguga Cam Robinson, offensive tackle, kes oli Jacksonville'ist, treiditi eelmise hooaja keskel ära Minnesotasse ja ta läheb siis nüüd 1-aastase 12 miljonise lepinguga, mis on päris hea leping ausalt öeldes talle Cam Robinsonile siis. Ja siis Christian Benford, noor talendikas cornerback Buffalo Billsist, sai 4-aastaselt 76 miljonise
lepingu pikenduse endale ja noh, neid cornerbacki suuri lepinguid on päris palju see off-season olnud, et ta päris seal JC Horni ja tegelikult JC Horniga on ju ei ole 4-aastane leping, ei ole päris nii suur. 100 sai vist JC. Jap, ja kes kõige suurem sai? Stingley sai 3 aastat 30, 90 jah, et väike erinevus. Jah, aga nendest nimedest, mis ma mainisin, mis sulle kõige huvitavalt silma jäi? No ma arvan, Stephon Diggs suures pildis, et noh, me oleme sellest New Englandi receiver'i olukorrast siin palju rääkinud ja nalja teinud, aga noh, Drake May sai omale lõpuks nagu number 1 kätte. Noh, Stephon Diggs selles mõttes, mis ta nüüd aastal. Ja kas ta on number 1 tegelikult? Pärast ACL-i on, aga noh, ma arvan, et New Englandil ei olnud muud valikut. Stephon Diggs oli üsna selgelt kõige parem receiver saadaval. Et noh, neil on selgelt nagu relvi juurde vaja, aga kui Diggs on, noh, kui sa saad Stephon Diggsi 17 mänguks, siis sul on 1000 jaardi receiver, kes on varem ühte quarterbacki arengut nagu väga aidanud Josh Alleni näol siis. Et ma arvan selles mõttes väga tark lüke, et kuidagi, noh, loomulikult saaks tahtnud midagi ju. No ma just mõtlen ka, et loomulikult saaks tahtnud, ma ei tea, Chris Godwini ja Davante Adamsit, aga noh, läbi sellega, et sa oled ehitav meeskond ja sul on vaja natukene üle maksta vanemale mängijale. Jah, et selles suhtes minu meelest ka nagu see low risk, high reward, et võib-olla tal on tõesti ainult 2 aastat alles, aga see raha, mis sa talle tegelikult kokkuvõttes maksad, on arvates päris väike, et sa saad päris hästi ja jällegi draftis on sul vaja juurde võtta niikuinii, et see ei muuda seda fakti, aga jällegi üks playmaker. Ja neil raha on ka, nii et vahet täpselt. Ja siis rääkides Patriotsist, siis Christian Barmore, nende väga defensive tackle, kes siis eelmine aasta jättis vist lõpuks terve hooaja vahele, ta ei mänginud, kuigi ta tuli ju trennidesse tagasi hooaja lõpus just. See tuli vist, kas see tuli järsku mingi suvel välja või enne hooaega vist, et tal olid, ma ei mäleta, kas tal olid siis blood clots, ehk siis klombid või, vereklombid või? Jah. Ja nüüd, aga nüüd Mike Vrabel just rääkis ka owners meeting utel, et on okei, et tuleb juba kevadel teeb trenne kaasa, et peaks vist okei olema, et see on nagu hea ka Patriotsile. Ja noh, minu meelest Cam Robinsoni leping siuke, ma saan aru, mida Texans üritab teha, et nad peavad tooma talenti sisse, niikuinii nad võtavad draftis endale ründeliini abi juurde, aga Cam Robinson on adekvaatne tackle vähemalt 9 aastaks. Ta ei ole Laramie Tunsil, aga ta peaks olema upgrade ikkagi üle nende tacklites, kes neil hetkel rosteris olid. Et noh, tal on midagi alles sealt ängist, minu meelest on see okei ja Avuzi leping on lihtsalt depth, on ju, Ravensisse. Ja noh, see ongi, neil oli, noh see Ravensile vaata ei meeldi nagu drafti minna selge nagu vajadusega, et John Harbaugh ütles otseselt välja, et talle meeldib, et Marlon Humphrey mängib slotis, nii et nad otsivad nagu cornerback 2 Nate Wigginsist siis, kes saab siis see aasta täiskohaga starteriks, et noh, Avuzi, kui ta terve on, siis mulle väga meeldib lihtsalt ta viimased, ma ei tea, mitu hooaega ta siin kaotanud on ACL-idele ja asjadele, et hästi talendikas mängija, aga noh, vigane kogu aeg. Jop. Siis paar uudist veel, mis seal liiga miitingutest on välja tulnud. Brownsi omanik rääkis ka, et ta siis võttis selle no mitte otseselt öelnud, aga ta viitas sellele, et see oli ikkagi tema viga, et Watson trade'iti, et see oli ikka kõvast aia taha, et see oli väärt seda riski, aga see läks ikka kõvast aia taha. Noh, respekt, müts maha, vähemalt aksepteeris seda ja nad järgmine aasta saavad tast juba lahti tegema. Peale järgmist hooaega nad saavad ta lahti lasta, sest see cap hit on siis manageable enam vähem. Kuigi tegelikult see on ikka jõhker. Siis üks pisike reegli muudatus juba oli, et muidu oli reegel see, et kui sa tahad Thursday Night Footballi mängu vahetada mingi pühapäevase mängu vastu ka samal nädalal, et lihtsalt nagu vaata, sa vaatad juba kaugele ette, et kuule see on halb mäng, et vahetaks ära selle mingi, siis vanasti oli reegel 28 päeva varem pead seda tegema, nüüd nad tegid selle lühemaks 21 päeva varem. Ehk siis siin on ainuke probleem on fännide ja reisimisega, logistikaline probleem. Sest kui sa oled fänn ja sa arvestad, et mul on neljapäeval mäng, ma lähen sellele mängule, siis tuleb välja järsku, et NFL flipib selle ümber. Et siis nüüd 3 nädalat on aega, et see peaks olema piisav. Ja siiamaani on seda tehtud ainult ühe korra, et eelmine aasta see ühe korra flexiti see ära sealt. Et see on ka siuke asi, mille silma peal hoida lihtsalt. Meie ennustusmängud ja värgid võivad natuke muutuda lihtsalt, mis mängus ennustada ja nii edasi. Ja ma ei tea, viimane asi, mis mulle nagu endale meelde jäi, et omanikud jälle tõsisemalt räägivad sellest, et nad tahavad 18 mängu tuua hooajale sisse, põhihooajale, mis tähendaks, et nädal aega läheb vähemalt hooaeg pikemaks ja Kallaste ausalt öeldes sa ei saa teha 18 nädalat ilma ainult ühe bye weekiga, siin peab olema 2 bye weeki, on ju.
ka sel juhul. Ma arvan, et see on üsna nagu esmane tingimus, mis siis nagu mängijad vastu pakuvad siis omanikele, pluss siis mis iganes jah, kõik need raha jagamised ja kõik need asjad seal omavahel, et jah, 2 bye week'i ma arvan on üsna kindlad, vaata Joe Burrow on hästi paljud sellest juba rääkinud siin natuke aega tagasi. Ja siin on ka ju see probleem, et total summa on ju sama, nüüd sa jagame lihtsalt selle summa 18 mängu peale, mis mängid ei taha seda, ehk siis praegu vaata viimane, kui see CBA ehk siis Collective Bargaining Agreement, mida siis mängijad ja NFL omavahel teevad, siis kuule, väga hea, just tuli news, et veel tuli reeglite muudatus NFL-is, kohe lähme sinna juurde, siis mängijad saavad vist 49% siis kogu liiga kasumist endale ja liiga saab 51%. Mängijad on pikalt taga ajanud seda 50-50 splitti, et nad tahavad võrdselt saada raha, et siis eks me näe, et ju CBA tuleb alles selle 10. lõpus, et ma ei tea, kas nad suudavad tõesti selle CBA keskel niimoodi ümber teha, et see tuleb 18 mängu, aga tundub, et me läheme 18 mängu poole ja fännina on lahedam, aga samas mul on see asi ka, mulle ei meeldi tegelikult, et ta järjest pikemaks läheb. Minu meelest on see kohati nagu lahe, et sul on täpselt see nagu, võib-olla natuke halb võrdlus, aga ma olen vormeli fänn. Nagu, see oli mu esimene sport, mida ma hakkasin vaatama ja värki, ja sport on tegelikult, fair boy. Eestlased saavad aru. Siis mulle endale käib nagu vormeli just pinda, et see on iga nädal nüüd. Nagu, see oli nagu minu meelest lahedam, et see oli nagu üle nädala vaata, et sul oli nagu limiteeritud, kui palju sul seda tegelikult on ja et siis nagu et ma ei tea miks, aga mulle nagu meeldis see rohkem. Aga NFL 17 mängu pealt, 18 mängu pealt, see ei ole nii suur efekt, et ma arvan, ma lõpuks mulle meeldib, aga see rekordite jama ja kõik see on jällegi üks asi. Jah, see 8-8 nagu, või see paaritu arv mänge nagu häirib mind isegi rohkem kui... või see 16 oli nagu ideaalne, et sa oled 8-8 meeskond, et jah, ma arvan ka, et ma vaatan ilmselgelt ja mida kauem NFL-i on, aga lihtsalt jah, see on nagu ühel hetkel tuleb ka see ka vastu, et mängijad on ju aastaid rääkinud, et 16 on niigi nagu, või 16 ajal oli, et 16 on niigi siuke pingutus, et nüüd sa lükkad 2 veel, et ma lihtsalt loodan, et see ei mõju vigastustele ja sellistele asjadele, et mängijatel on ka ikka nagu oma kasu sees seal. Jep. Siis reegli muudatuse koha pealt tundub, et tush-pushist te rääkisite eelmine nädal pikalt, aga tush-push tundub, et hakkab ikkagi vist käe keelatakse ära, mis on nagu jabur minu meelest, aga jah, me oleme sellest rääkinud nii palju, et suure tihti, siin võib nõnda juhtuda, et selleks ajaks, kui see podcast on väljas, on see juba läbi läinud ka, et eks me näe, kui see läbi läheb, siis võib-olla räägime korra veel, aga siis 2 reeglite muudatust, mis just praegu tuli, Rapsheet just kirjutas, et sul on see lisaaja reegel läks läbi, ehk siis nüüd põhijooajal on see, et mõlemad meeskonnad saavad kindlasti palli puudutada, et enam ei ole see, et kui sa skoorid touchdowni põhijooajal, siis on mäng läbi, et kui sa skoorid touchdowni, siis ikkagi teine meeskond saab vastata, aga sellel juhul ta peab skoorima ka touchdowni, et viigistada ja siis läheb uuesti pall tagasi esimesele meeskonnale. Ja siis expanded replay, ehk siis nüüd, vaata järjest rohkem siin viimase paari aastaga on kasutatud, kus seal kaamera taga on üks kohtunik, kes ütleb teistele kohtunikele väljakul, et kuule, ei, tegelikult see pall on selle koha peal, pane see sinna ja siin oli tegelikult siin ei olnud seda penaltit ja värki, ehk siis seda hakatakse järjest rohkem kasutama, ehk kokkuvõttes on ehk nad saavad natukene paremini nende penaltite handlimisega hakkama. Minu jaoks nagu peamine asi penaltite juures on alati nagu ajakulu, et kui me saame need otsused kiiresti tehtud, et ma ei tea, vead ja penaltid on nagu iga spordi osa, aga Ameerika jalgpalli eriti, et kui me ei kuluta nagu liiga kaua aega nende peal, siis seda on parem. Jah, et eks me nüüd kuuleme siin täna-homme veel paar uut reeglite muudatust tuleb võib-olla veel ja siis saame nendest rääkida järgmine episood. Aga praegu saime kõik räägitud ju, uudised, midagi rohkem vist ei jäänud ju ka silma vahel või? Praegu pole rohkem tulnud, jah, just. Aga siis, kui tuleb vahepeal, siis saame rääkida. Aga lähme siis meie mock drafti juurde nüüd. Ja siis lähme meie mock drafti juurde. Teine mock draft siis sellel off-seasonil. Ja nagu ennist öeldud, siis mina ja Kallaste teeme siis koos selle mock drafti niimoodi, et minul on esimene pikk, Kallastel on teine pikk ja niimoodi lähme vaheldumisi siis kuni 32 pikkini ja käime läbi kõik siis
hetkeseisuga kõik meeskonnad, eks me näeme, kas me teeme mõne treidi ka selle lõpu poole või. Aga me saame kõik meeskonnad läbi käia ja suurem osa esimese raundi prospekte ka läbi käia. Ja siis, kui sa tahad YouTube'ist on võib-olla lihtsam vaadata, kui sa tahad jälgida, mis me teeme, meil on YouTube'is olemas kõik. Me kasutame siis BFF-i mock simulatorit ka, et seda on kõige lihtsam teha. Minu meelest visuaalselt on see kõik süke mõnus. Siis saimegi kõik, on ju. Ja mina olen siis on Clock, on ju. Ja ma arvan, Kallast, et viimase, ma ei tea, 6 ajaga on see suht lukku läinud, et siin ei ole väga isegi küsimust, kes siin on esimene pikk. Võib-olla natukene on veel küsimus, mis meeskond on, aga hetkeseisuga ma ei näe varianti, et keegi Tennessee Titansil, kellel on esimene pikk praegu, et ta liigub sealt ära ja nad võtavad siin minu arust Cam Wardi. Ma olen ka nagu nii kindel, kui põhimõtteliselt olla saab, et no ma teen selle valiku ära juba, et Cam on selgelt number 1 mängija, lihtsalt nüüd on küsimus. Quarterback. Et nagu draftis üldse, et esimene pikk, aga et mis tiim ta järgi läheb, see on nagu teine küsimus. Jab, aga ma pigem arvan, et Tennessee jääb sinna ja kas... Nii palju, kui ma olen kuulnud nagu teiste analüütikute käest või need on kõik meediaanalüütikud, jah, täpselt, me teame kõik, kui täpselt nad on, siis Cam Ward oleks eelmise aasta draftis olnud siuke 4. Nad oleks olnud parem kui J.J. McCartney, aga ta oleks olnud allapool siis Jaden Danielsist, Drake Mayst ja Caleb Williamsist. Jah, just, et ma just ise mõtlesin ka, et millalgi, tegelikult, mitte et see nüüd eriti selle aastaga, ma arvan, Cam on nagu ainus, kes eelmine aasta oleks olnud selles, sest meil eelmine aasta läks, mis meil läks 6 quarterbacki 12 pikiga, et Cam oleks ilmselt kuskil seal olnud, et kas ta oleks, ma ei tea, Bo Nixi ees olnud või Bo oleks tema ees olnud, et see on eraldi küsimus. Aga Cam, mida rohkem ma nagu Cami olen vaadanud ka, mitte, et ma nüüd nagu nii palju süvenenud oleks, aga mulle lihtsalt tundub, et Cam Ward suudab nagu kõike teha ja mul on alati nagu siuke väike kiindumus olnud nende mängijatega, kes nagu mängivad nii enda stiilis, vaata, et Cam on siuke hästi relaxed ja hästi nagu siuke võtab kõike nagu nii rahulikult väljakul, et ma olen alati nagu pigem nende mängijate poolt, kui nende, kes nagu teevad kõike nagu süsteemselt õigesti, aga justkui nagu ei ole seda freestylimisvõimalust, et ma arvan, et Cam on lihtsalt väga siuke, ta suudab kõike teha quarterbackina ja ma arvan, et tiimidele see nagu pool temast väga meeldib. Ja tal on lagi olemas, et olla elite quarterback. Ühegi teise quarterbackil me ei näe seda siit draftist. Et Cam Ward on ainult, kellel on see. Võib-olla põrand ei ole nii kõrgel kui mõnel teisel quarterbackil, näiteks see Tour Sandersil, mis iganes on ju. Siis see on siuke huvitav prospekt ja mulle meenutab kohati. Ta meenutab mulle nagu James Winstonit, mitte mängustiili väga, vaid pigem see situatsioon. James Winston oli Buccaneersi franchise quarterback, nad leidsid parema lahenduse lihtsalt ja see peale seda ta ei ole otseselt olnud franchise quarterback. Cam Ward võib minna sama teed, tal on kõik füüsiline olemas, eks näe, kas ta suudab ennast nagu develop ja nagu siis franchise quarterback'iks Tennessee Titansi jaoks sellel juhul on ju. Aga see on siin paigas ja number 2 pikk on siis Cleveland Brownsil ja olgem ausad, draft hakkab siit pihta, et siis Kallaste, mida sa teed siis Cleveland Brownsi pikiga? See Clevelandi pikk on nii naljakas, sest nagu siin ongi see, et neil on selgelt quarterbacki vaja, aga nagu Shadur, ma ei ole kindel, eriti nüüd nagu sa rääkisid ka, siis viimased nädalad on see selgeks saanud, et Cam nagu on selgelt tõusnud ja eristunud teistest ja pigem ma pigem arvan, et nagu teised quarterbackid on pigem kukkunud. Nii et see küsimus ongi see, et oletame, et Cleveland saab Kirk Cousinsi kätte, siis nad ei drafti quarterback'i, sest see Watsoni leping ikka ripub nende kohal ja võib-olla järgmine aasta on parem võimalus. Ja siis ma pigem siin ripungi nagu Travis Hunteri ja Abdul Carteri vahel. Cleveland vajaks juice'i, me Jan Joonasega rääkisime vist eelmine kord ka, et lahe oleks lihtsalt, kui Cleveland saaks reklaamida mingit mängijat nagu Travis Hunter. Aga ma arvan, et nende jaoks on Abdul Carter nagu mitte safe'im bet, aga Abdul Carter ja Miles Garrett on selge siuke bränd ja selge kaitsefilosoofia. Nii et ma arvan, et nad võtavad Abdul Carteri siit. Abdul Carter, okei. Ja tundub ka suures pildis, et Abdul Carter ja Travis Hunter on need 2 kõige paremat mängijad siin draftis. Nagu nad tundub eraldi grupis, et kui sa tahad saada blue chip'i potentsiaalselt Hall of Fame playerit, siis need 2 tükki on, vaata. Ja just. Nagu Brownsi koha pealt, ma saan täiesti aru, et ma võib-olla ei võtaks isegi quarterbacki nii kõrget reach'ida on minu meelest jabur natuke. Et siis, kui me läheme ka edasi number 3 pick on Giantsi pick, siis tegelikult sügisel oli hästi päris palju ruumoreid, vaata, et Giantsile meeldib Sandersi värk ja siis tuli ju välja report, et eelmise aasta draftis, kui Sanders oleks välja tulnud,
ta oleks võinud seda teha, aga ta ei tahtnud tulla, siis Sanders oleks olnud teise raundi pikk chance'i, teise raundi alguses chance'i pikk, on ju, kui ta oleks esimeses raundis läinud, on ju. Ja noh, see on olemas, et ta sobiks sinna New Yorgi meedia, Mark turule ja kõik see asi, aga jällegi mul on sama argument, sul on Travis Hunter ja Abdul Carter siin ja Joe Shane, Giantsi GM just praegu ütles, et nad ei reach'i number 3 pikina, muidugi see võib olla smokescreen, who the fuck knows, on ju. Aga et nad võtavad best player available ja kas kui Cam Ward läheb number 1, siis Travis Hunteri või Abdul Carteri sa saad siin ja minu meelest ma võtan siin Travis Hunteri siis, kes on alles, sest Abdul Carter läks siis Brownsi. Just. Et ma arvan ka, Travisest me oleme rääkinud temast palju ja eks kõik on nagu silma peal hoidnud tema tegemistel ka, aga ma arvan, nagu me ei ole temast piisavalt rääkinud, mul on siuke tunne, sest ta on nagu nii teistsugune kuradi prospekt, et ta on nagu reaalne wide receiver 1 selles draftis ja cornerback 1 selles draftis. Et nagu ma ei suuda isegi nagu siiani otsustada, et mida ta tegema peab. Kusjuures nagu, sest et Abdul Carter on defensive end on alati vaata väärtuslikum, suurem osa meeskondade ja coach'ide arust, kui näiteks defensive back või receiver, on ju. Aga kui sul on vastas mängija, kes võib mängida nii receiverit või cornerbacki, siis on nagu, huvitav. Aga kusjuures, mis sa arvad, kui ta läheb Brownsi, mis positsiooni ta mängib, või kui ta läheb Giantsisse, mis positsiooni ta mängib? Ma just mõtlesin sult küsida sest mina näen teda ikkagi nagu cornerina esimesena. Okay. Ma olen algusest peale, ma olen arvanud, et ta on corner ja siis ta tuleb sisse, ta on su wide receiver 3-4, kuidas iganes nagu see snap count nagu jookseb. Aga arvestades, mis olukordi on, siis kui sa oled Giants, siis idee sellest, et sul on Neighbors ja Hunter väljakul, siis kõik silmad vaatavad su rünnakut nüüd või selles mõttes, et see tekitab siukse elevuse. Aga kaitses võib-olla on natuke väärtuslikum, eriti kui sul on receiver olemas, see on hästi nagu veider valik nagu. Chances on see olukord, et sul ei ole kummaski positsioonis tegelikult niidi otsas, et sul ei ole auku, sest me võtsime, sul on 2 veterani toodi sisse secondary'sse, et corner ei ole enam nii suure auguga, et Hunter ja Neighbors oleks päris huvitav kombo, on ju, siin Russell Wilsonile või James Winstonile või siis ühele noorele quarterbackile, kes on alles, on ju, et ma pigem arvaks, et rookie aastane ta mängiks nagu chances suht 50-50 mõlemad, nii mitte 100% muidugi, aga ta mängiks suht game match-up basis ja siis lihtsalt mingi karjääri peale, ta lõpuks läheb kumagile poolele ära, ta ei jää terve oma karjäär mängima mõlemad pidi 100%, aga see on kindel, on ju, isegi kui ta tahaks. Aga see on lihtsalt ma tegelikult olen täitsa nõus et ta ühel hetkel peab nagu mingi otsuse tegema, see ei ole nagu jätkusuutlik, et sa mingi 110 snappi NFL-is mängid, aga lihtsalt see on nii lahe, nagu ta on nii lahe mängija, et me ei ole sellist tüüpi näinud, vaata, me oleme siin varem, ma ei tea, Patrick Peterson püüdis mõned pallid rünnakus või midagi ja Charles Woodson ja kõik need tüübid ja Dion mängis natukene, aga selline tüüp, kes tulebki ja me ei tea, kumb ta on, nagu kolledžitesse lähevad athlete'id nüüd lõpuks tuleb üks selline vend NFL-i. Jah, aga nüüd Kallaste, number 4 pikk on New England Patriots ja see on ju tegelikult absoluutselt kõige worst case scenario nende jaoks, kui läheb mõlemad blue chip playerid, Abdul Carter ja Travis Hunter on läinud ja ainult üks quarterback läheb esimese 3 pikiga, mis tähendab, et nendel on nüüd päris raske valik siin ju, või mis sa arvad? Ja just, et Travis Hunteri poolest just sa enne küsisid, Patriots eest ta mängiks selgelt receiverit minu jaoks, sest Christian Gonzalez on olemas, et ma arvan best case scenario nende jaoks on, et Hunter kukub 4 peale. Või siis Abdul Carter on ju? Või Abdul jah, et selles mõttes need 2 on nagu selgelt valikud. Ma arvan, et sa pead vist Will Campbelli ära võtma siin, aga ründeliini abi nagu kehv oluk. Jah, et tackli ära võtma. Kuigi Will Campbelliga on ka oma küsimärgid, nagu me oleme siin rääkinud, aga et võib-olla siit oleks nagu trade down, aga tegelikult ju kõik tahavad trade downida ja sul on vaja, et keegi tahab üles ka tulla. Sul peab olema mingi hea mängija laual, kelle pärast trade'id üles vaata. Just, et ma ei tea, kas Raiders tahab tulla ja Aston Genti 4. ära võtta, ma väga nagu ei näe seda varianti, et ma arvan, et kas Patriots võtaks Genti endale? Ei. Ma korra mõtlesin selle peale, aga nagu see oleks nagu nii jabur, sest sul ei ole liini. Et võib-olla õnnestub teise raunda. Kas Tyler Warren tight endina oleks option või on see liiga vara? Ma ei tea, Patriotsi fännid peavad Hunter Henryt kuradi Rob Gronkowskiks, ma ei tea. Okei, olge maast, Tyler Warren on tegelikult suht sarnane playstyle ka vaata, et ta ei sobi seda kõrvale ka vaata. Tegelikult on, et ma arvan, et see pigem jääb, ma just ükspäev natuke mõtlesin selle peale, et kui sa nagu vaatad tiime, kes on nagu ehitanud ennast viimaste aastatega ülesse, päris tihti jookseb see joon läbi, et neil on vähe sellest, et neil on first round left tackle või right tackle, neil on top 5, top 10. Et mul ongi nagu, ma olen nagu kujunenud siuke arvamus, et kui sul on quarterback olemas ja sul on ikka mingi top 5 pikk,
siis see peab tackle olema lihtsalt nagu sul ei ole selles mõttes muud varianti, et noh, kõik need corner'id, receiver'id, kõik need on nagu toredad. Aga kui sa ei suuda oma future quarterback'i püsti hoida, siis see kõik on nagu mõttetu, et ma arvan, et Will Campbell läheb siin sellises olukorras ära. Jep, ja kui sa vaatad konsensus mock draft'e ka, siis Will Campbell on kõige tavalisem nimi, kes sinna pannakse. Et see on jah, sul on ründeliini abi vaja ja see on minu meelest ka nagu arusaadav otsus ja Will Campbell oli pressikas, nägid, mis ta rääkis nagu see oli nii naljakas, kuidas ta lihtsalt tegi argumente selle vastu, et nagu miks see käte pikkus ei ole nii oluline, pluss veel oma pro-teel ta käed olid järsku pikemad, mis on nagu lahe. Jah, sellest räägiti ka nii palju, et nagu standardiseerime mingid mõõdud ära, et las mingi üks tüüp mõõdab siis neid kõiki, ma ei tea, et me nagu, okei, käte pikkus üle nagu vaielda võib-olla on ka nagu jabur, aga noh, tackli osas nagu ta natuke võib-olla ikka loeb. Mängib rolli, aga noh, Will Campbell enda argument oli see, et ma olen terve elu nõnda mängid, mitte keegi pole kunagi mulle ette heitnud ega küsinudki, kui pikad mu käed on ja nüüd ma jõuan NFL-i ja nad hakkavad järsku argumenteerima, on ju. Aga noh, NFL on pikkuse, kiiruse, liiga, vaata. Et me näeme siin draftis ka nüüd varsti hakkame nägema mängid, kes ei ole ilmtingimata head Ameerika pallurid, aga kellel on kuradi füüsilised näitajad nagu eliidid, vaata. Et, aga lähme edasi, Kallaste. Nagu ma olen ka täitsa nõus, et Patriotsiga kaitse oma rookie quarterbacki ja sul on ründeliini kõvasti vaja upgrade ida. Siis 5. pick on siis minu käes ja selleks on siis Jacksonville Jaguars ja noh, neil on vaja receiverit, tight end või noh, offensive weapon oleks hea siin, kaitseliini on vaja ja safety on ka siuke, noh, BFF annab siia team needid. Kaitseliin ja weapon on minu meelest olemas, sul on Tyler Warren, sul on olemas siis elite tight endi prospect siin ja Mason Graham, kes on nüüd esimene mängija, kes ei ole ilmtingimata mingi atleetlik freak kaitseliinis, D-tackle siis, aga ta on production ja ta on lihtsalt nii kuradima hea mängija. Et tast ei pruugi kunagi Aaron Donald tulla, aga ta võib vabalt olla sul, ma ei tea, Chris Jones. Võib-olla mitte päris Chris Jones, aga nõks allapoole Chris Jones. Mingi Gino Atkins või mingi selline tüüp. Jah, Fletcher Cox, vaata. Mingi siuke, vaata. Et tegelikult see on päris hea küsimus, mis siin teha, sest et minu meelest receiver jaoks liiga vara. T-Mac ja liiga vara. Küll, kuigi mulle ongi nagu see, et tegelikult mulle nagu meeldib see mõte receiverist Jacksonville'i palju rohkem, aga ma arvan, et see on teise raundi alguse küsimus pigem. Lihtsalt nagu Brian Thomas'e kõrvale veel üks tüüp tuua. Aga noh, T-Mac jaoks ilmselt on vara. Sest et siin receiverite koha pealt üldse vaata, te rääkisite ka eelmine nädal, et nagu sul on hästi palju häid receiverid, aga sul ei ole sellist eliiti, sul ei ole Jamar Chase'i või Justin Jeffersoni siin, kes võib olla see Hall of Fame levelil, et siin on pigem siuksed, kes on nagu Matthew Golden on minu enda isiklikult kõige lemmikum receiver, aga jällegi ta on siuke Stefan Diggs, vaata, kes on heal päeval number 1, aga pigem on siuke number 2, on ju. Aga siin, kas Tyler Warren oleks vara või? Ma ei tea. Sest et no ilmselge pikk on Mason Graham. Liam Cohen. Jah, tema on nagu selge jah, lihtsalt jah, et mida nagu Liam Cohen vaata, sest rünnakus. Kas Genti oleks option jooksjana või? Ma mõtlesin ise ka, kuigi Tank nagu näitas eelmise aasta lõpus natukene, aga noh, Tank Bixby ei peata siin Ashton Gentit draftimast. Täpselt, ja no sul on Etienne ka seal olemas, aga noh, Etienne on suht nagu olematu olnud siin juba. Et ma arvan ikkagi, see on olukord, kus sa võtad best player available ja sa võtad ära siis Mason Grahami, kes on tegelikult osade analüüstide arust on ta ka üks blue chip mängija, ta on siis tegelikult osade arust samas kategoorias Travis Hunteri ja Abdul Carteriga. Ehk siis võtta Mason Grahami ära Michigani defensive tackle, kes on siis 3-sack, et neil on seal vajadus olemas ja paned selle Trevon Walkeri, Josh Allen, Heinzi vahel on päris hea kaitseliingus juures. Oja. Okei, Kallast. Ja ma tegelikult Jacksonville'i osas, siin corneri jaoks on selgelt liiga vara. Travis Hunter oleks muidugi ideaalne, aga ta ei kuku New Englandist kaugemale. Aga neil tegelikult Jacksonville täitsa kannataks ühe corneri Tyson Campbellist teisele poole veel võtta. Tõsi. Nüüd, Kallaste. Raiders 6. pick. No see on nüüd esimene tõeline Genti koht, eks ju. Aga quarterback, Sanders. Just, Sandersi koht ka. Ma siiamaani nagu Sa oled nagu seda pushinud nagu kuradi 2 kuud nüüd või? Ma räägin, see on nagu ideaalne spot tema jaoks selles mõttes, et seal on Tom Brady, see on nagu nii jabur nagu rääkida, et aga seal on sellel Dioni mõjul on nagu mingi asi taga, et ma arvan, et nagu nii T-Mac kui Ashton Genti sobiks siia, Warren võib-olla mitte, Brock Bowers on ees ja liini oleks vaja ikka, aga kurat, ma ei tea, kõik, mis ma olen nagu kuulnud, on see, et Tom Brady tahab, et quarterback istuks aasta või 2. Sul on Geno Smith olemas. Tom Brady Geno pole uut lepingut.
ja Gino pole siiani lepingut, Pete Carroll ka ütles umbes nii, et me tegeleme sellega. Veider. See on nagu asi, mille sa peaks tegema siis, kui sa treidi teed. Kõik on nagu just põhjus. No just, et see võiks nagu läbi arutatud olla umbes juba, et ma nagu selles mõttes, kui seda ei juhtu, siis tulge rünnake mind, aga mul on lihtsalt selline tunne, et kui Shedeur Sanders on pikk 6 olemas, siis Raiders võtab ta ära ja ma teen ka selle lükke siin. Küsimus, kui Sanders läheb mööda siit, kui kaugele ta kukub, sest et Jets on sarnases olukorras järgmise pikina, kes võiks võtta quarterbacki, aga jällegi, kas on vaja vaata, et nagu siin on parem talent olemas, et võib-olla liiga vara, et ma ei tea. Ja kas võib-olla Saints hindab Spencer Rattlerit sama kaugele vaata, või sama hästi, et siis sõltub, kuhu ta nagu sealt edasi veel kukub. Kus ta nagu Steelersisse ta ei kuku, keegi treidib üles seda pärast või siis Steelers ise treidib üles arvatavasti. Steelers ise võib-olla treidib üles jah, et see, ma arvan, et isegi kui Rodgers on seal ju. Ma arvan ka, miks mitte, et sest ülejäänud siin allpool, jah, LA, aga ma millegipärast arvan, et Shedeur ei lähe Sean McVay juurde ja Rams peab kõrgele tulema. Kusjuures kõigil teistel on quarterback olemas. Rams võib teha selle Kansas City movie siin, kui ta kukub. Vaata, kuidas kui Kansas City tuli üles, vaata Patrick Mahomesile, vaata. Aga no jällegi, see töör ei ole siuke quarterback, kes ilmtingimist peab istuma ja siis ta läheb tal on eliit talent olemas, vaata. Kohe mängima. Me ei räägi vaata Shedeurist, et ma tean, et see nimi on nagu, nüüd on juba rikutud, aga kui Rams pigem teeks selle lükke mingi Anthony Richardsoni jaoks või see, et anname ta Sean McVay'le 2-3 aastaks ja vaatame, mis juhtub, et Shedeur on jah pigem nagu see, et ta teeb õigeid otsuseid, aga ta pole füüsiliselt väga eriline, et ta pigem nagu, ta kõlab nii Pittsburghi quarterbackina muidugi. Kõlab küll jah, aga Genti oleks hea option siin ja ta aitaks kõvasti seda meeskonda kaasa, aga Juhan, võtta rahulikult. So offensive coordinator on Chip Kelly. Teises raundis tuleb üks Ohio State'i running back, usu mind, nagu kumbki neist tuleb, on ju. Judkins või Henderson, kui just Hendersoni, on Henderson ju, fuck mul kogu aeg läheb sassi. Trevi on Henderson. Trevi on Henderson, jep, just. Kui ta võib esimese raundi lõpus isegi minna nüüd juba, et kurat see teab, kus ta läheb, on ju. Aga okei, siis 6. pikk siis Shedeur Sanders läheb siis Raidersisse. 7. pikk Jets. Nüüd sa tegid lihtsaks, sest et kui Sanders oleks laual, siis ma peaks tõsiselt mõtlema. Genti ei ole siin option, poisi State'i jooksja, sest et Jetsil on olemas jooksja. Receiver, Macmillan oleks tegelikult väga idekas number 2 receiver, aga natuke vara, sest et sa oled hetkel olukorras, kus sul on ründeliit, siin draftis ei ole väga palju tackleid ja sul on tackleid vaja. Ja minu meelest on siin tackli koht. Ja kõige tavalisem nimi, kes siia pannatakse, on Armando Membeau, jah, Missourist, kes mängib rohkem right tacklit, aga see on okei. Et siis ja teine variant oleks veel, on ju, Josh Simmons on vigane sellepärast ja Kelvin Banks vist oleks teine variant, on ju. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Aga Banks on natuke nagu Elijah Vera Tucker, kes on natuke nagu võib-olla kaard, vaata. Just. Et siis pigem nad tahavad puhast tacklit saada, et Membu, ma arvan, on siin option. Et see läheb sisse, et Amandon Membu läheb tacklina. Mul on siuke tunne, et nagu tegelikult nagu nad on ju ka, mul on siuke tunne, et Jets on mingi viimased 5 aastat left tackli võtnud draftis. Tegelikult nagu ongi päris palju swingin ja missin, aga nagu jah, see ongi, see õige valik, aga selgelt, aga lihtsalt jah, siuke tunne, et Jetsi lähevad lihtsalt tacklit surema. Siin on üks asi, Tyler Warren võib ka option olla, tead miks või? Sest et Tyler Warren läheb kokku selle run heavy plaaniga, mida tahab teha nüüd Justin Fields'iga juhtimisel quarterback'is ja Aaron Glenn, nende uus peatreener, kes tuleb siis Detroitist, vaata. Kes tahab seda hard nose, tundub vähemalt, et tahab ehitada seda hard nose kultuuri. No Membeau sobib ka sinna väga hästi, aga Tyler Warren nagu Titandina sobiks ka väga hästi sinna ründes tegelikult, sest neil pole ju mitte midagi see Titandi peal ju. Ja just see Fieldsi nagu jalad toovad minu arust hästi huvitava nagu aspekti juurde, et sa mainisid Brees Halli, et tegelikult Braylon Allen jooksis ka eelmine aasta päris hästi mõned mängud, et võib-olla see running back'i olukord läheb ka nagu rohkem committiks ja siis Membu, tackle aitab alati. Selles mõttes, et sa võid siin mõelda nagu, et viskame pikka palli, aga tackle oma liin korda. Nad võtsid ju eelmine aasta esimeses raundis Olu Fashanu, kes peaks olema left tackle, kes struggle'is päris korralikult rukina, aga teinekord läheb aega ründeliin mängitele, et sul saab potentsiaalselt 2 bookend tacklit saad paika 2 draftiga, mis oleks super, et minu meelest Jetsi poolt on see okei pikk, on ju. Aga lähme edasi, Panthers 8, sinu pikk. Mina vaatan siin receiver'it ja tight endi.
ma arvan, et Ted McMillan Carolinasse oli umbes kõige esimene pikk, mis üldse kirja sai panna, et juhul kui ta langeb, et ta vahepeal siin kerkis ja ma nägin ükspäev mingit mokki, kus Ted McMillan langes Baltimoori juurde, mis on täiesti utoopia. Kusjuures seda on päris väga viimastel paari nädalal väga palju juhtunud, et ta ei ole, kas ta läheb hästi palju Denverisse läinud viimasel ajal 20. pikina. Jah, 20. et ma lihtsalt ei kujuta ette maailma, kus okei, Hunter on wide receiver 1. Ma ei tea, ma ei näe, et tema profiiliga receiver saab kukkuda, on see asi. No siin on tema limitatsioon on see, et kiirus on natuke süke ja vaata, tal on hästi, keegi pani jumala hästi, et ta komp on Drake London. Jaa, Drake London oli top 10 pikka, on ju. Aga kas Drake London on tegelikult väärt olnud top 10 pikki või? Ausalt küsimus ju tegelikult. Mina ütleks küll. Mina ütleks, et ta ei ole, okei, me hakkame nüüd võrdlema, kes seal draftis täpselt oli, kes olemas oli, see on teine asi, on ju. Aga lihtsalt, kas ta on see elite receiver kunagi, ma ei tea, hetkel ma pole küll näinud, et ta peaks olema see top 5 koha peal. Kas Mike Evans on või? Selles mõttes. No ta oli vaata mingi aeg, aga jah, ma saan aru. Ma just mõtlen ka, et Dreigi need aastad on ees, et see ongi hästi siuke, hakkad juba niiti hargnema siin, et lihtsalt praegu on see, et Carolinal on selgelt offensive weaponit vaja. Me oleme rääkinud, liin on üllatavalt hea ja kaitses nad on. Aga neil on kaitsesse ka väga palju tegelikult. Ja neil on puudu muidugi, aga neil on investeeringuid sinna praegu tehtud. Et linebackerit sa praegu ei drafti siin. Et ma arvan, et see pigem on Ted McMillan, sest me eelmine aasta nägime, Adam Thielen, su number 1 wide receiver aastal 2025. See ei toimi. Ei, selles suhtes hea, see ei ole see on väga hea. Minu meelest on natuke võibolla vara. Ma ei tea, miks, aga mulle McMillan enam või üldse receiverid, ma ei tea, ma hakkaks alles peale 10 võtma, aga jällegi, who gives a shit, kui sa arvad, et see on sul hea quarterback on korras, aga kui sa võtaks, mitte quarterback, sorry, hea receiver, on ju, sul on noorele quarterbackile head receiverid, aga kelle sa kaitse poole võtaksin? Et hästi palju pannakse ju Javon Walkerit siia ju. Ja, sõltub, siin on jälle see, et maitse asi, et milline nendest age'idest sulle nüüd meeldib, eks ju, aga eks nad kõik, ma ei tea, ühel hetkel peab Shamar Stewartit hakkama vaatama tegelikult, sest Jalen Walker on linebackeri all siin üldse. Ja ma tean, sõltub, mis James Pierce'i ja Mike Green'i taust on, Mike Green on väikses koolis, James Pierce'il on mingid character issued, et edge rusher ilmselt jah, eriti kui Brian Burns on lahkunud nüüd ja neil ei ole sellist selget, aga Derek Brown tuleb sinna kaitseliini tagasi ja secondary tundub olevat päris tugev, et lihtsalt jah, ma arvan, et praegu kas Warren või Ted McMillan on üsna selged valikud siin. Okay. Siis 9 pikk mul, New Orleans Saints. See on BFF annab, et number 1 needed running back. Ta võib olema Genti siia või? Ma just mõtlesin ka. Aga ma ei tea, neil on rohkem auke mujal positsioonidel, mis on tähtsamad. Et minu meelest running back on selline positsioon, mida sa võib-olla lähen suure rahaga järgi või siis kõrge drafti piki, kui sul on olemas ründeliin mingil määral ja sul on olemas kui sa on viimane lüli, vaata, minu meelest, et siis see on väärt. Aga neil on cornerback on nõrk positsioon, receiver on nõrk, sest Olave tuleb küll tagasi, aga Olave on reaalselt ühe concussion'i kaugusel karjääri läbi. Yeah. Et seal on küsimus, aga receiver on liiga vara minu meelest siin, et sul on paremad mängid olemas ja kaitseliin on suur, et mina siin pigem kaitseliini poole edge või siis interior D-line. Aga interior D-line'i jaoks on minu meelest liiga vara veel, et see pigem on edge, aga nüüd ongi küsimus, mis edge on ju? Kusjuures, või Will Johnson või? Cornerbackina Michiganist. Tegelikult see on ka hea. Jah, ma mõtlesin ka, või üldse selles mõttes, ma toon siia safety't ka korra sisse, Malakai Starks tegelikult, sest Tyrann Mathieu tuleb tagasi, aga Mathieu on, hakkab vanaks jääma, ütleme nii, et Jadei Barr on kas või on siuke hea slot nickel tüüp, et kuna Saints on siuke, et sa võid kelle iganes valida, tegelikult sa võid Chanti ka valida, aga me ei tea, mida Kellen Moore tahab teha, et ma arvan ka, et see pigem see valik läheb kaitse poole, lihtsalt siin ongi see, keda sa nüüd tahad. Ja pigem on see siuke best player available, kes iganes on sinu boardil kõige parem, et kuna sul on kaitseliini vaja ja linebackeri peale on sul abi vaja. Sest et Demario Davis ei mängi igavesti. Siis, kumb sul Michael Williams või Javon Walker, kumb parem sinu arust on? Mulle meeldib Jalen natuke rohkem. Mulle ei meeldi, aga ta tundub paljude teiste arust kõrgem. Ma võtan Javon Walkeri siit. Jalen Walkeri. Ehk siis, kes on linebacker edge. Korra mõtlesin, sa lähed Jihad Campbelli peale juba.
kusjuures ma mõtlesin, Hard Campbell oleks minu meelest liiga vara raisk inside linebackeri jaoks. Aga jah, siis Jalen Walker läheb siis Saintsi. Okei, Bears, 10. pikk. Kas see on nüüd Genti kohta? Jah. Sest no ütleme, Chicago, Ben Johnson on sisse tulnud, DeAndre Swift on kohal ründeliini, nad justkui tegid korda, aga tegelikult ma näen, et sinna võiks ühe võib-olla veel lükata, kuna me teame, kuidas Detroit seda hitas. Aga Genti annaks neile nagu selge näo ründesse, et Caleb, Genti, Rome Odunze ja siis DJ Moore oleks tegelikult päris korralik segu. Tyler Warren samamoodi. Ja kaitse poolt, kui sa vaatad, Malakai Starks tegelikult üks minu lemmikmängijad selles draftis, kuna appi, kes see nende safety on, kes concussionitega väljas on, Brisker. Ja, Jaquan Brisker ja Kevin Bayard on nende duo vist seal taga, et ma arvan, et Starks tegelikult sobiks sellesse nagu punti väga hästi. Kaitseliini nad vajaksid ka, aga ma ei ole kindel, et see nende nagu nii kõrge vajadus on. Ja, et kas Genti kaalub üle, vaata nüüd on juba see koht, kus on nagu blue chip enam pole, aga Genti on blue chip veel alles. On ja? Viimane blue ja Ben Johnsoni nagu maailmasse, ütleme, ta täidaks seda David Montgomery rolli siin. Tead, teeme. Ashton Genti, Chicago Bear. Jep, davai, Ashton Genti. Fuck, see rünne läheb huvitavaks. See läheb väga huvitavaks, kui tõesti Gentiga tulevad ära. Sest et, vaata ju, Lions võttis ju Jameer Gibbsi ka üllatuslikult ju top 12 vist oli ju, 12 pikk. 12 jah, ja nad draftisid tagasi enne seda, et selles mõttes nad said natuke pikka sealt tagasi. Et see on väga hea pikk minu meelest, et ta on tõesti game changer ja sul on ründeliin tegelikult ju paigas olemas selleks, vaata. Et sul ongi 5 venda on praegu nagu olemas, et oleks lihtsalt see, et ma arvan, et nad võivad liini veel, aga nüüd sa võid liini nagu tagant poolt võtta. Mind väga huvitab, milline see Chicago rünna see aasta välja näeb. Täpselt, et siia kusjuures Kelvin Banks oleks sobinud päris hästi siia ründeliini, puhtalt sellepärast, et ta mängib nii kaardi kui tacklit, vaata. Just. Et, aga siis 11. pikk on San Francisco 49ers, kes on puhtalt nagu best player available, sest neil on ikkagi talenti olemas, see meeskond on ikkagi tegelikult päris hea. Secondary on noor, seal on hästi palju, nad on siiamaani tundub, et on hittinud oma mängijad sinna, et Malakai Starks kusjuures mulle võib-olla selleks koht, kus teda võtta, aga jällegi safety, ma ei tea, kas liiga vara võtta, aga jällegi Hufanga läks ka ära just. Hufanga läks ära, aga need 2 noorkutti, kes on see taga on, vaata ju, tegelikult on päris potentsiaalikad. Jair ja Mufasa vist jah. Jah, aga jällegi, kas ta on piisavalt teada, et mitte võtta sellist talenti nagu Malakai Starks on ja. Aga ma ei tea, kas ma tulen jälle siia sama playeri juurde, ma enda mokis andsin ka neile ju Barroni ju, Jahid Barroni ja puhtalt sellepärast, et ta mängib kuradi ma 5 erinevat positsiooni secondary's. Ma ei tea, konsensuses on ta ka, pannakse 49ers kõige rohkem. See on hea küsimus, sest et kui me vaatame, kes BFF on ja sul on ka ründeliini abi ka vaja, et kusjuures Kevin Banks Jr. oleks ka päris hea option. Kevin Banks oleks huvitav ja saaks trendilt õppida veel seal. Jap. Tead, ma teengi selle ära, see need kaalub üle. Kevin Banks, sest et ju ründeliini koha pealt sul paremat optionit ei ole ja ta on kõige parem, kes on alles ju. No ja Josh Simmons, kui sa tahad nagu potentsiaali peale rohkem ehitada, aga Simmons tuleb vigastuse pealt. Täpselt, et ma annan neile Kevin Banks Jr. ründeliini abi. Screw it. Mulle meeldib. Kes mingib kaardi ja tacklit siis. Just üks ma mõtlesin selle piki peale, et tegelikult ei oleks üldse alt pikk. Aga nüüd, Kallaste. Cowboys 12 pikk. Tallase jaoks ka suht siuke worst case scenario tegelikult, sest kõik need receiverid, Tyler Warren on. Et ma arvan, et neil oleks wide receiver 2 hädasti vaja, ma arvan, et Jerry saaks kreepsu, kui Ashton Genti oleks laual, ma arvan, Tallasest ta kaugemale ei kuku. Kas sul, kas teine receiver on piisavalt okei, siin võis liiga vara võtta, kes iganes see on? Mina näen ka pigem nagu Matthew Goldenit sellena, aga ütleme siin PFF hindab Luther Burdenit rohkem, isegi Pukat natuke rohkem. Omarion Hamptoni jaoks on natuke vara. Ma proovin nagu Jerry Jonesi mõttesse jõuda lihtsalt, et keda ta tahaks. Aga tihtipeale on võtnud vaata sellist nagu not sexy pikid nagu ründeliini. Neil on kaardi peal auk tegelikult. Ja see on üks kaart ka olemas, aga võib-olla liiga vara kaardi jaoks. Sest mõtlen ka, Simmons, tacklit, ausalt öeldes neid oleks kõike vaja tegelikult. Ja neil on ründeliini kõike vaja, jah. Sest mõtlen Edge. Ma just ise mõtlesin, Lawrence asendaja. Võib-olla nemad on, ma millegi pärast mõtlesin, võib-olla nemad on meeskond, kes Mike Greeni ära armub. Okei, Maika kõrvale siis jah.
sihuke vihane pass rusher, kes nagu noh, kuidagi minu arust nagu esindab natukene Tallast võib-olla. Cornerit ma nagu ei näe, Warren, ma ei usu, kuigi Tyler Warren. jaa. Kurat, ma võtan Tyler Warreni. Ma hakkasin praegu lihtsalt nagu, ma hakkas praegu hetkesse meeldima, sest neil on Jake Ferguson on wide receiver 1 või see tight end 1. Wide receiver 1 jah. Ja wide receiver 1 ka jah. Aga kui Rashidi on olemas, Jalen Tolbert, sul on vaja pass catcherit ja mul on nagu Tallasega alati see, et kuidagi Jerry tahab valida neid nagu cowboys'e ja kuidagi Tyler Warren minu arust nagu istub täpselt sellesse rolli, et ta suudab kõike teha, nagu me oleme rääkinud ja võib-olla ta avab natukene seda rünnakut ka rohkem, et mina näiteks ootan, et Dak Prescott teeks päris korraliku siukse bounce back aasta. Ma arvan, Warren abistaks sellega väga palju, aga jookseb oleks vaja tast. Okay. Ja väga solid pikka siuke nagu see on immediate effect, aga mulle lihtsalt Warreniga on see küsimus, kui kõrge ta tegelikult lagi on, et kas ta on elite tight end, vaata see receiving pool alles tuli eelmine aasta välja, vaata tegelikult, et ta ei ole väga polished seal on ju. Aga siis 13. pikk Miami Dolphins ja sul on vaja ründeliini abi, kaitsel interior D-line'i on vaja ja cornerback ka. Kes ta cornerback on? Fuller on alles seal veel või? Ramsey ei ole ka. Kohu on slotis, vaata. Cam Smith on praegu starter. Just. Et no receiver on, kusjuures receiver on ka probleem alla, sest kui Tyreek Hillil on jälle mingid trade ruumorid või ta ise tekitab neid ruumoreid sinna, et see on nagu huvitav. Tyreek on jabur olukord jah, mina eeldan, et ta lõpetab Chargersis see kevad või suvi. Jab, aga ründeliin või safety, nad kaotsid Javon Hollandi, aga Malachi Starks safety võtta siin, kus, aga kes ründeliinis tegelikult siin on nagu? Ma just mõtlen ka. Alles pole tegelikult. Josh Simmons on pagan, natuke liiga vara minu arust. Ja sul on kaitseliin, Kenneth Grant võib-olla, D-Tackle on või Walter Nolan. D-Tackle'it on neil vaja, aga neil on enda ka vaja, aga neil on Job Robinson, Jalen Phillips ja Bradley Chubb endi peal. See on ka vara võtta. Just. Ma võtan J.D. Barroni, kes mängib kõike positsioonid, kes on natuke nagu Javon Holland, Texase cornerback, kes mängib rohkem cornerit, kui Javon Holland mängis kolledžis, aga ta võib ka safety't mängida. Tegelikult see hea value ka siin 13. pikina ja kohe plug and play. Minu meelest Malachi Starksist sellepärast üle, et ta saab rohkem mängida cornerit. Jah, Barron toob selle, ja see ongi erinevus ongi, et Starks mängib nagu safety't, sõna otseses mõttes mängibki free safety't, ta minu arust kõige parem nagu center fielder ja Jadei on siuke Devon Witherspooni masti vend natukene. Jop. Will Johnson on veel laua peal meil, lahe. On. Colts tõi just sisse Mooney Wardi. Ülar on sul nende depth-chart lahti, kes neil safety'd on praegu üldse? Ma kohe vaatan, ma kohe klikin lahti. Et kes seal, neil on ju see, neil on Kenny Moore on ju slotis. Ja, Nick Väljas Ross mängib järsku kuskil. Kohe vaatan, Painum, Cam Painumid olid siis Minnesotast. Ja teine on siis Cross, mis ta eest nimi on nüüd, Nick Cross. Ta on pikalt olnud see 3 aastat juba. Ja, põhimõtteliselt läks ka safety pead sinna. Et põhimõtteliselt secondary on põhimõtteliselt tegelikult olemas. Kas see on Colston Lovelandi koht üldse või? Tight endis on nõrk koht tõesti, jah. Või samas ründeliin, sul ei ole number 1 receiverit, aga siin ei ole number 1 receiverit tegelikult ju. Ei ole ka, jah. Defensive end, kus juures on option siin, sest et neil on sees on olemas Buckner ja Stewart, aga sul on Kitty Bay väljas, kes ei ole olnud tegelikult world beater, vaata. Kusjuures ma kaldun ka Coltsi, kui ma Coltsi peale mõtlen, ma tahaks kogu aeg nagu defensive endi võtta või edge'i, rusherit. Aga milline nüüd? James Pierce. Kuidagi tundub õige. Ma ei oska seda nagu selgitada, kuna need edge rusherid on see aasta nii palju. Aga täpselt nagu sa ütlesid ka, et Quitty Bay ei ole nagu ennast tõestanud. Laiatu nad eelmine aasta draftisid muidugi. Aga sul on pass rushi vaja. Ja ma arvan, et kumb jällegi või mis iganes pass rushisid tahad, aga Luther Pierce või see James Pierce tuleb siukse nagu, ta tuleb siukse hooga ja vihaga peale, et mulle nagu endale lihtsalt tundub, et see nagu kaitsekoordinaatoritele võib väga meeldida. Jah, ja ta on rohkem nagu pass rusher ka ja latuga saad ehitada, sest tundub, et Kitty Bay läheb ju kas viimane aasta ka ju, ta oli teise round, ei ole esimese round pikk ju. Või ju, kus ta oli? Oli esimese lõpp vist. Mis ta oli, jah? Et, aga siiamaani ta ei ole väga midagi teinud, et saada lepingu pikendus sealt, et näe, aga pass rusherit sul on niikuinii vaja, vaata. James Pierce'il on
freak, kellel on vaja veel natuke polishing, et selles suhtes ta on idekas, seal on nagu rotatsiooniga olla, natuke nagu Job Robinson eelmine aasta. Just. Karakter issue on üks asi, mis peab nagu, mida me ei tea, vaata, et see on asi, mis tuleb ära teha. Siis mul on 15. pikk, Atlanta Falcons, kellel on vaja hädasti boksi, linebacker, võhipaganama, defensive end või defensive savi, sinna on sul vaja talenti juurde ja kes on parim edge player alles veel? Mike Green ei sobi minu meelest sinna meeskonda, sest Mike Green rohkem ta on väiksem, et mul oleks nagu suur powerful'i vaja. Kenneth Grant nose tackli peal oleks päris hea panna, kõige parem nose tackli siin draftis ja domineerib seda keskel, kellel on potentsiaali olla siuke Dexter Lawrence, nagu domineerib defensive tackle, aga jällegi ta põrandaga madalal. Aga kumb sulle meeldib, Walter Nolan või kus ta nimi on nüüd, kes on nüüd Oregoni poiss, kus sa oled? Derek Harmon. Harmon, kumb sulle rohkem meeldib muideks? Ma olen mingil põhjusel mul Derek Harmon natukene rohkem silma jäänud. Ma ei tea, võib-olla mingi stiili küsimus, aga mina isiklikult olen nagu Harmoni meelt rohkem. Ja sama, minu meelest Derek Harmon võiks olla minu meelest top 10 pikk. Nagu ta on nii kuradi hea, ta on nii hea kõikidest teistest asjades, aga ta ei ole nagu eliit võib-olla kõigis asjades, mis tõmbab ta maha, aga ta on ideaalne plug and play. Aga sul on 2 Texas A&M-i defensive endi siin ka olemas, vaata. Sa enne mainisid on ja Sherman Stewartit ja Michael Williams Georgia defensive end on olemas. Tead? Neil on pass rush'i vaja, ma arvan, et nad... Jaa, kus sa ei saa pass rush'i pole siiamaani näidanud on Sherman Stewart, kellel on 4,5 säkki terve kolledži karjääri jooksul. Ehk siis mõtled Michael Williamsi, kes ka ei ole nagu suurte säkkide numbriga, aga ta võib mängida nii natuke off the ball linebacker kui defensive endi. Et ta annab sulle flexibility. Ja Georgia kohalik poiss ka. Täpselt. Eelmine kord ma andsin neile Javon Walkeri andsin enda omas. Et mulle meeldib see pikk, et Michael Williams on ju. Ja Mokis on Sherman Stewart sen. Ma arvan ka, et see Atlantas lihtsalt ei saa nagu mööda vaadata edge rusheri puudusest, aga jah, nüüd täpselt kui siis Grady Jarrett läks ka nüüd Chicagosse ära, siis tegelikult nagu D-line, ma arvan, on üsna selge vajadus neil seal. Täpselt, siis 16. pikk Arizona Cardinals, Kallaste. See on ka raske meeskond, keda draftida. Kaitse vist, Bill Johnson on laual ju veel. Jah, ma kaldun ise ka just sinna poole, ma tahtsin lihtsalt üle vaadata, kes siin veel on, Malakai Starks kukub. Ja see peab Will Johnson olema ja Sean Murphy bunting on ees, aga ma arvan, et tema ei piira sind ja siis nad saavad rohkem männi mängida, kuna Murphy bunting on ka täpselt siuke pikem füüsilisem corner ja siis ometigi Jonathan Gannon saab mingi blitsiskeemi, et mulle nagu meeldib suures pildis, mida Arizona teeb mõlemal pool palli, aga me oleme viimased mingi 2-3 aastat rääkinud, et see meeskond vajab rohkem potentsiaali ja Will Johnson on number 1 corner ja ta kukub umbes samamoodi nagu Christian Gonzalez kukkus vahepeal siin eelmine aasta. Ja kaitseliin oleks ka üks asi, kus neil on abi vaja ja sellel hetkel minu meelest Will Johnson, kuna see draft ei ole nüüd väga sügav, ta on sügavam kaitseliinis kui cornerbackina ja kui sa saad elite corneri ja sa saad kaitseliini võtta teises-kolmandas raundis ka vaata. Just. Daniel Jeremiah, NFL Networki number 1 drafti analyst ütles, et tal on 24 defensive tackle'id, kellel on starting grade. Ehk siis ta on NFL-i starter immediately. What the fuck nagu? Nii palju on neid siin see aasta nagu. Või samas, kurat, äkki see oli defensive line, mitte defensive tackle. See võis olla vist üldine, jah. See vist ikkagi üldine, jah. Aga mis ikkagi näitab, kui palju neid on. Sa saad teises raundis kellegi, nagu keegi varis, eriti kui sa oled Arizona, sul on pikk 16 selles mõttes. No ja rääkides 17 pikk on Cincinnati Bengals, minu meeskond, minu käes ja sul on defensive endi auk ja siin on üks nimi, kes pannakse kogu aeg Bengalsisse minu meelest, on Mike Green, Marshalli defensive end. Ja ta on siis Trey Hendricksoni reaalne asendus, sest ta on meil sama mängustiiliga ja ta lõppude lõpuks ta võib olla kõige parem puhas pass rusher siit draftist üldse. Ja kes sul veel on Sherman Stewart tegelikult sobiks ka, aga ma arvan, et neil on vaja difference makerit kaitseliini või mis sa arvad? Ja ma arvan ka, nad cornerite ja safety'ga, sul on tegelikult kaitses igale tasemele vaja, aga ma arvan, edge rusheri vajadus on, nägime eelmine aasta eriti nüüd kui Sam Hubbard, linebacker just ka, et Hubbard ja Hendrickson. Minu meelest fuck it, ma panen Mike Greeni sinna. Mike Green, lähme lihtsalt teed või Mike Green defensive end Bengalsisse.
sest mul on nagu see, et Bengals siis, Jihad Campbell tegelikult oleks, mind väga huvitab, kuhu Jihad Campbell lõpuks läheb, sest kas ta nagu on see linebacker, kelleks teda peetakse. Sest ütleme, viimane selline nagu tõeline blue chip linebacker võib-olla oli Roquan Smith, kes tuli drafti ja noh, ta muutis ka kohe Chicago kaitset, et kas Jihad Campbellil võib olla sarnane mõju nagu noh, ütleme Fred Warneril mingi paari aasta pärast, et see on hästi huvitav mäng minu arust. Okei, siis tuli uus, teeme eks update'iga siin, et kui mul järjest tuli, et siis see kick-off'i reegel läkski läbi. Ehk siis kui on kick-off'il touchback, läheb 35 jaardi peale. Ja selle efekt on see, et me suure tõenäosusega näeme isegi veel rohkem kick-off return'e see aasta. Mis on minu meelest lahe. Et, aga siis moki juurde tagasi ja Kallaste, kui sa teed oma piki ära, siis sa juba tead, kelle ma võtan paksi sinna 19-ndana, sa juba rääkisid tast pikalt, et me paneme ta sinna. Kui sa teda ära ei võta, ilmselt küll, jah. Seahawks, oota, ma korra tõmban depth chart'i lahti, ma tahan korra vaadata ühte asja. Ei, nad draftisid eelmine aasta Byron Murphy, õige. Jab, kaitse. See on Josh Simmonsi koht. Ei, oota, ei ole ka, oota. Neil on tacklid iseenesest olemas. Kas see on kaardi koht või? Kas see on, jah, ma just mõtlengi, et kas see on... Või on liiga vara kaardi jaoks või? Sest nagu sellist põletavat niidi, noh, neil on vajadusi, aga noh, receiverid, noh, tehniliselt on olemas, backid on olemas, quarterbacks otsustab Arnoldiga minna, ma arvan, et ründeliin on lihtsalt nii suur auk ja kaitses, noh, Mike McDonald suudab ikka midagi kokku panna, et no võib-olla edge rusher, aga ma arvan, et see peab olema ründeliin. Stewart oleks idekas, tegelikult võib-olla Lawrence'i taha panna, vaata, istuma. Sobiks sinna, jah. Aga ma arvan, et see ründeliini vajadus on lihtsalt nii suur. Lihtsalt ma mõtlen, kas siin on tacklid, kellel on nagu seda võimalust rotate'ida kaardi peale, aga... No see on ju vaata, kus see vend on, ma kohe lähen, Gray Sable, North Dakota State'ist, vaata, kes võib mängida kõike. Ma just mõtlen, jah. Ta võib sentrit ja kaardi mängida, mis sul on vaja mõlemat, vaata, aga kas see on vara natukene? Aga jällegi, võtaksid selle Alabama kaardi, vaata, mis peale ta nimi on siis? Tyler Booker. Jah, Booker, jah. Teeme Tyler Booker. Ma arvan, et see ründeliini või interiori vajadus on lihtsalt nii suur ja sa saad üks soliidse mängi, et võib-olla nagu, kui sa vaatad seda mingit konsensust või suur big board'e, võib-olla natuke vara, aga hea kaart tegelikult annab su ründele. Kes konsensuses sinna, konsensuses on Tyler Booker seal? Davai, teeme ära. Siis on hea, selge valik. Siis 18, jah, ma olen täitsa nõus Seattle'iga, neil on, mina isegi võib-olla Greg Sable'it mõtleks võib-olla lihtsalt sellepärast üle, et ta võib ka sentrit sul mängida, on ju. Aga Tyler Booker on kohe plug and play kaart sul olemas, et sul on süda rahul selle koha peal. Siis 19 pikk, sa rääkisid Jihad Campbellist, neil on linebackeri peal auk, Lavonte David tuli 9 aastaks tagasi, nende võib-olla franchise üks parimaid linebackereid, mitte kõige parem. Low-key Hall of Famer võib-olla isegi. Tegelikult küll, jah. Et siis tema taga üks aasta olla Jihad Campbellil oleks väga hea ja siis saad oma potentsiaalselt franchise'i nagu kaitselüli sinna linebackeri positsioonile, ehk siis Jihad Campbell on minu valik siin 19-ndana. Ja see on ka üks hästi tavalisem pikka, mis läheb Buccaneersi siin. Et see on süke huvitav ja edge'i peal on ka nõrkus natuke, aga see ei ole nii suur minu arust, et linebacker kaalub üle, pluss Jihad Campbell on potentsiaalselt nagu every town linebacker olemas ka sul, vaata. Jah, nõus. Jihad saaks õppida seal, vaata, nad proovisid Devin White'iga seda ühe korra, aga White ei mänginud seda rolli välja, et õpipoisina nagu. Jab, siis 20 pikk Denver Broncos. Teeme ära selle. Tundub, et see on running back'i koht just, jah. Aga miuke? Lihtsalt siin ongi nagu see, et mind nagu natuke üllatab see, et kui palju räägitakse, tegelikult kaitseliini võib-olla tegelikult sooviks ka, võib-olla Kenneth Grant võib-olla isegi suureks kehaks sinna. Mind nagu natuke ma võtan Omarion Hamptoni, ma arvan, et Sean Payton tahab omale backi, aga lihtsalt mind natuke üllatab see, kui räägitakse et Denver vajab nagu hästi palju wide receivereid. Cortland Sutton on mitte NFL-i parim number 1, aga ta ikkagi annab selle number 1 mõõdu välja ja siis sul on Marvin Mims, sul on Roy Franklin, kelle nad võtsid veele, et mul tundub nagu, et ma ei näe nagu seda vajadust, et sinna oleks vaja nagu mingit number 1 venda, aga võib-olla Luther Burden või Matthew Golden, ma pigem näen neid vajadusi nagu mujal. Jep, ja sul on tight end on ka üks positsioon, võib-olla Coastal Loveland sinna, aga running back ja kaitseliini oleks siin lihtne võtta ka, vaata.
siis sinna on neil tegelikult blue chip'i neil pole kaitseliinis olemas tegelikult, ka D-tackli peal on, aga just edge'i peal vaata. Et see on ka üks variant, mis nad võivad võtta, aga noh, Sean Payton on peatreener, et sul on lõpuks running back'i vaja. Just. Siis 21. pikk on Pittsburgh Steelers ja sul on vaja quarterback. Oi. Mida vaja. Aga running back'i jaoks on vara, eriti kui Hampton läks ära, kui noh, Hendersoni pannakse sinna päris palju tegelikult, Trevion Henderson, kes tundub olevat see number 3 running back see aasta draftis on ju. Konsensuses on näiteks, ongi Jackson Tarrett. Kusjuures ma arvan, et selle aasta draft on nagu see Kenny Picketti draft, kus üritatakse neid quarterback'e üles lükata, aga lõppude lõpuks ei ole seal neid quarterback'e. Eriti kui Rodgers on paigas, ma arvan, et siit tuleb pigem mitte quarterback. Ja no Malachi Starks on ilmselge blue chip, mitte päris blue chip, aga kes on olemas seal. Kenneth Grant sinna kaitseliidi toppida juurde, aga fuck sakes. Või Walter Nolan lausa on ju. Aga ma arvan, et see on see koht, kus Malachi Starks lõpetab oma slaidi. Ma arvan ka tegelikult sellises olukorras. Sest et nagu sul on olemas küll Minka seal, aga kui kaua Minka veel mängib, pluss veel kõik see off the field jama, mida me see aasta järsk kuulsime, et kui palju sellest tõsi on. Et no ründeliin on ka võib-olla küsimärk, aga Josh Simmons võib-olla oleks ka option siin. Tackle siis Ohio State'ist. Sest Malachi Starks lihtsalt ta on nagu nii Steelersi mängija minu arust, kui saab nagu olla ka ja just see, mis sa rääkisid Minkaga, et nad saaksid nagu koos seda safety patrullida ja noh, ma ei tea, mis see Pittsburghi draama nagu oli lõpuks vaata, aga võib-olla nad lasevad Minka nagu lepingu järel lihtsalt lahkuda või midagi sellist, et see on üks mantli päri, et Malachi Pittsburghi. Ma väga vihkan seda pikki, mis tähendab, et see on Pittsburghi jaoks hea pikk. Jah, et see kaitse peaks seal olema, aga noh, see natuke oleneb ka, mis quarterbacki koha pealt toimub, aga kurat, ma ei näe varianti, kus nad force'ivad selle quarterbacki nagu esimesse raundi, eriti arvestades, mis nad tegid Kenny Pickettiga just paar aastat tagasi, vaata. Just. Ja noh, kui Rodgers on olemas, kui me nagu arvestame sellega, siis siis tegelikult see aasta ei ole nagu tehniliselt vaja quarterbacki, et see vajadus tuleb järgmine aasta alles nagu rohkem välja. Jop, siis 22. pikk on siis Angeles Chargers. Siin on nagu mitu valikut, ma näen nagu väga mitu mängijat, kes sobiksid Jim Harbaugh'le, aga kahel mängijal on suur M-täht ees ja see nagu häirib mind. Jop. Kenneth Grant ja Colston Loveland, siis Kenneth Grant defensive lineman, suur pirakas nagu Ülar enne rääkis ja Colston Loveland tight end, aga väga hea püüdja ja noh, ma ei ole siin varjanud, et ma iga jumala püüdja free agent, kes saadaval on, ma topin teda kohe LA-sse. Et ma arvan, et Kenneth Grant oleks siin väga hea valik, aga Colston Loveland annaks neile nagu praegu rohkem. Või kas receiver oleks option või? Või siis receiver, lihtsalt ma lihtsalt tunnen, et see Michigan ja nagu see tight end kuidagi võib-olla nagu annab vaata teise mõõtme ka, noh, olles Greg Romani rünnakuid mõni aasta vaadanud, siis nad ju draftisid Hayden Hursti ja Mark Andrewsi ja siis võtsid veel Nick Boyle'i sinna kolmandaks, et noh, 3 tight endi on nagu Greg Romani rünnakus alati olemas, et ma arvan, et Colston Loveland võib isegi number 1 olla seal. Loveland ei ole ju vaata otseselt blokkiv tight end hetkel veel, tal on potentsiaali olla see, aga vaata, ta ei ole on ta sellise stiiliga vaata või mis sa arvad, sest noh, et see nagu ongi jah, et noh, kuna nad tahavad selgelt joosta ka rohkem, aga noh, ega vaata receiver'i pool, et see ka nagu seda ei saa. Et noh, halvimal juhul sa saad Colston Lovelandi kasutada nagu siukse noh, päris receiving tight endina ja siis teisele second leveli peal nagu blokkerina kasutada, et noh, selline ütleme Travis Kelce rollis nii-öelda. Et ma arvan, et see Lovelandi potentsiaal pluss Jim Harbaugh nagu siuke Michigani lembus, noh, loogiliselt, ma arvan, et see kaaluvad nagu natukene üle, kuigi Kenneth Grant minu arust sobiks väga hästi sinna meeskonda. Ja neil on väga suur auk defensive tackle'i peal, isegi Harmon sobiks sinna või Walter Nolan, aga mul on võib-olla see, üks asi on see, et teades võib-olla nähes, kuidas nad ehitavad oma meeskonda, võib-olla nad pigem kaaluvad sinna defensive, offensive line'i on ja, aga Loveland on siuke nagu hübriid, kes on nagu siuke ja pluss ta on Michiganist ka vaata, ta oli mängis ja paganava Jim Harbaugh all ju. Sest mulle nagu selles mõttes väga meeldib, mida Chargers on teinud oma ründeliiniga, vaata tacklid on paigas, seda me teame, Joe Alt ja Rashawn Slater, aga Mekhi Becton tegelikult on suur elajas seal keskel ja siis sul on Bradley Boseman, kes on nagu soliidne center ja Zion Johnson, järsku on teise kaardi peal või? Jah. Et noh, teoreetiliselt on sul see liin paigas, pluss kui sa saad ühe nagu siukse rotational tüübi, siis noh, ta saab nagu kasutada ka neid kaardikohti, et noh, ma tahaks arvata, et Mekhi Becton mängib oma rolli välja ja see üksi juba annab sulle ründeliini nagu nii palju juurde.
Tähendab seda küll jah, ja kaitseliini, nagu me rääkisime, saab teises raundis ka võtta, aga jällegi kõik ei saa ikkagi lõppude lõpuks ei saa lõpetusele ka oodata. Talendi vahel on ka ikkagi. Siis 23. pikk on Green Bay Packers. PFF annab, et sul on receiverit vaja, edge'i, cornerbacki. Minu meelest cornerbacki talenti ei ole siin nii palju selles kohas. Receiverit, kas sul, neil on vaja number 1 receiverit, mitte jälle, nagu Matthew Golden on minu arust kõige parem receiver, kes on alles veel, on ja, aga kui palju parem on ta Jadon Reedist või Dobbsist või Christian Watsonist vaadata, ta läheb minu meelest samasse punti ja siis kokkuvõttes ikka sama probleem minu meelest. Et, sul on ikkagi nagu X-i vaja minu arust ka, see sama lugu vaata, mis ma rääkisin praegu Denveriga, et ma ei saa nagu sellest receiveri paanikast nagu aru, aga noh, see täpselt sama asi. Ei, ma saan aru, neil on seda puhast X-i vaja, aga seda ei ole minu meelest siin ka vaata, et see on see, aga Green Bay Packersil, neil on kaitseliini minu meelest uuendust vaja. Nagu Kenny Clark pole juba aastaid see, kes ta oli vanasti, on ja Rashawn Kerry peale vigastust ei ole sama olnud, neil on see Deonte Wyatt seal, on ja, aga kes ei ole ka ju tegelikult on natuke past olnud selle esimese raundi lõpus, see defensive tackle siis Georgiast. Ehk siin on liiga palju heasi defensive enda edge alles, et kas ma pean tõesti võtma või? Shamar Stewartisid või? Kas see on Stewarti koht, ma just läksin küsima? Jah. Mulle endale tegelikult Nick Scorton meeldib rohkem, tal on üks suur küsimärk on see, et tal väidetavad nagu, tal on väga palju effort'i küsimusi, mis on nagu siuke asi, mis on päris suur no-no, aga tal on production'it, vaata Stewart on nagu see, nad olid meeskonnakaaslased, Nick Scorton ja Shamar Stewart, vaata. Ja Stewart on ideaalne NFL defensive end, aga tal ei ole absoluutselt mitte mingit production'it kolledžis põhimõtteliselt. Aga Scott on kõrvalt, kellel on production, aga tal on natuke muid küsimusi, vaata, et nagu kumba sa tahad. Aga nad tegidki Rashawn Kerry'st, et ma Stewartiga lähen, Shamar Stewart siis, kes on nagu sarnane mängija Rashawn Kerry'ga ja ta saab õppida Rashawn Kerry selja taga. Et see väärtus on liiga hea siin, nagu ta, Shamar Stewart võib olla nagu top 5 defensive mängija siin liigas üks päev, sest tal on seda talent olemas, aga lihtsalt nüüd on vaja see kätte saada. Ma just mõtlesin ka, kui sa nagu arutasid siin, siis mul esimene nimi või esimene nägu, kes ette tuli Rashawn Gary, kes oli ka hästi toores mängija ja tuli ka production'i küsimustega ja okei, ta ei ole nüüd nagu stabiilselt, aga eelmine aasta või üle-eelmine aasta, kui ta tegi seda mingi 15 säki hooaja, siis ta nägi välja nagu üks NFL-i paremaid ende. Täpselt. Siis 24. pikk on Minnesota Vikings. Ilgelt tahaks Kenneth Grandi siia toppida, aga nad just sainisid nii palju defensive tackle'aid. Okei, jap. Aga need on kõik veteranid, vaata. Et ta sobiks ikka ja rääkimata Walter Nolanist, Derek Harmonist. Kuidagi Harmon Florese süsteemis meeldib mulle nagu eriti kuidagi. Ja kusjuures küll, jah. Et ta on nagu siuke rohkem nagu selline dünaamilisem kui need Grandid ja need, vaata, et ta saab natukene rohkem mingit stante ja asju teha. Jah, tõsi. Aga siin on ka Nick Emori on alles. Ja. Safety. Kus iganes ta nüüd on ja siin. Kuigi, vaata sa enne mainisid, et cornerid ja Xavier Watts tegelikult safety on ka päris okei, aga corner, mulle tegelikult, ma olen natuke Trey Amost vaadanud, kes on nagu see 3. corner selle aasta draftis, et ta tegelikult meeldib mulle ka, aga tema jaoks on natuke liiga vara. Tead, lähme Derek Harmoniga. Ta peab boardi pealt maha tulema ühel hetkel ja see on nagu ideaalne koht tema jaoks, kus lihtsalt rushida ja kaitses mängida, sest see kaitse on nii naljakas ja nii nagu teistsugune. Jep. Ja täitsa nõus, et see on kaitse, DB oleks olnud ja minu mõttes safety oleks võib-olla olnud variant, aga jah, kui sul on freak atleet seal, aga kes ei ole nagu ilmtingimata kõige parem mängija, vaata, et see ei ole, et minu arust Harmon on parem mängija. Nagu ja Harrison Smithi kõrval õppida Eman Warril, aga nagu ma olen näinud mingeid, nagu ma ei mäleta, kes see nagu tegi seda analüüsi, aga Eman Warri nagu just run game'is jätab nagu soovida ja see on see koht, kus tema peaks nagu just eriti hea olema, et kuidagi see mõttes, tal on palju küsimärke, aga jällegi Florese süsteemis tal on selge roll. Okei, Houston Texans, 25 pikk on minu käes. Ilmselge auk on neil kaitseliinis on ja, sest et praegu neil on augud igal pool seal. Aga samamoodi neil receiver tegelikult täiesti tühi. Neil on number 2 receiverit vaja Nico Collinsi kõrvale. Ja kurat, siin on ju päris palju number 2 receiverit. Siin on see minu lemmik receiver on siin. Puka ka kusjuures Ohio State'ist ideaalne number 2 receiverit tegelikult võtad Nico Collinsi kõrvale on ju. Ja Matthew Golden siis Texansist oleks ka päris lahe ju. Aga ma ei tea, ma arvan, et sa ei saa üle vaadata, ükskõik kes soob parim ründeliini mängijal, ta läheb siin. Josh Connorly võib-olla Oregoni tackle võib-olla läheks siia.
või siis Greg Sable on ju, kes mängib interior O-line'is kõiki positsioone. Josh Simmons. Ma mõtlengi, Josh Simmons on see kõige tavalisem pikk, kes pannakse sinna meeskonda, sest nagu Josh Simmons võib olla elite tackle üks päev, aga lihtsalt tuleb vigastuse pealt, tal on paar teist sellist tehnika küsimust ka vaata. Yeah. Aga ma nagu Houstoni osas nagu mul ongi see, et Houstoni osas nagu mul tundub nagu Josh Simmons, ta ongi kõige nagu basicum ja kõige loogilisem valik, aga lihtsalt see Simmonsi potentsiaal nagu on see, et kui sa vaatad seda ründeliini, siis on nagu see, et et seal ei ole mitte kedagi ja ma arvan, et see Simmonsi potentsiaal nagu tõstab ta lihtsalt teistest kõrgemale, aga samamoodi nagu see Minnesota vend, vaata see Erionti Erseri, temast on ka tegelikult päris palju räägitud. Ja, aga küsimus ka see, kas Texas on olukorras, kus nad saavad oodata Josh Simmonsi taga? Jah, see on teine küsimus, see on hea küsimus. Aga ma arvan, ma võtan ikka Josh Simmonsile, ma tean, et see on easy pick ja see on cop-out pick natuke, aga kurat, see talent on nii hea siin, et nagu pikas, Josh Simmons võib olla Laremy Tunsil asendus. Pikas perspektiivis, vaata. Et võtame Josh Simmons ära. Ja muideks Tush-Pushi see hääletus lükati ka edasi, ehk siis nad ei otsusta veel seekord, et siis kas mai peale drafti on veel järgmine liiga meeting, kus nad siis otsustavad ära, kas nad keelavad ära Tush-Pushi või mitte. ESPN pani kõne sisse, et ta ei pohte praegu ära bännita, see on nii hea kuradi arutelupunkt meil, et seda ei saa praegu, las me lüpsame veel natukene. Siis 26 pikk on LA Rams, Kallaste. Ma korra, nagu kui Josh Simmons siia kukuks, ma võib-olla võtaks Josh Simmonsi siit ära. Tight endid on need mõlemad läinud. No, väga hästi, tight end on veel iseenest, aga siis esimese raundi jaoks liiga vara on ju. Mitte ilmselt siin, jah. Kaitses, ma tunnen, et nad teevad kaitses väga head tööd nagu raundi taga osas. Mulle väga meeldib Emeka Ekpuka selles rünnakus tegelikult. Mulle endale meeldib ka, mulle meeldib Matthew Golden, võib-olla isegi Luther Burden ja need teised receiverid, kes tagant tulevad. Mulle tegelikult meeldib päris palju receiverid, ma tingimata ei pea kõiki lihtsalt nagu ühtedeks. Aga see, millist nagu rolli Emeka Ekpuka mängib Puka Nakua nagu kõrval. Ma kujutan ette, et tegelikult Sean McVay'le väga meeldiks selline receiver, kes teeb kõike natukene. Bloki ka. Cooper Cupi asendus. Või siis Luther Burden? Luther Burden, kes oleks nagu just selline taskunuga, aga ma tunnen, et nagu Puka Nakua pigem katab Burdeni rolli kui Emeka rolli. Okay. Tead, ma võtan Emeka Puka. Tal on lihtsalt see profiil, see Ohio State, see nagu hea tiimikaaslane, liider, kõik see asi, et ma arvan, et ta sobiks ja me oleme näinud, Sean McVay'le meeldib, kui tal on vähemalt 3 receiverit ja Cooper Cup just läks, ma arvan, et Puka võib olla väga hea Cooper Cupi asendus. Ja, tõsi. Kas sa tahad Ravens ise võtta ja ma võin järgmised 2 võtta iseenest? Me võime arutada seda ka muidugi, kelle poole sa kaldud sellega? Ründeliini sul on kaardi peal abi vaja ja sul on Greg Sable siin olemas, on ju, kes mängib nii kaardi, sentrit, pane ükskõik kuhu ta on ju. Defensive line'i, siin on, ma arvan, see kaitseliin jääb siia lõpuks, sest defensive back on vara ju. Sul on see Kentucky poiss on alles, on ju. Maxwell Hairston on alles, on ju. Jaa. Aga ma arvan... Trey Amos ja Maxwell Hairston, jah. Ja, Hairston on sellepärast, et selle kiirusega vaata. Aga Trey Amos on ka hea point, aga kes sul kumb D-tackle or D-end? Kumb see tühjem on? Mina isiklikult läheks endi peale, sest neil on tackli peal vaata need, mitte Broderick Jones, Travis Jones ja Broderick Washington. Et nad on süksid hästi, Ravensi fännid teavad, see ongi see, et NFL-i fänni peagi teadma 2. ja 3. ringi D-tackleid. Aga selles mõttes, ma näen ka varianti muidugi, Kenneth Grant oleks muidugi ideaalne sinna, lihtsalt viska sisse ja davai, et teeme ära, aga neil on 3... Vaata, Mäde Bukiga. Just, et neil on 3 defensive tackle'id olemas, ma arvan, pigem on edge'i vaja. See on Owe ja Mannoy, Mannoy ei ole kaua seal niikuinii vaata. Ja David Ojabo, kes ei ole välja paistnud, et see ongi see. Ja kas Owe on nüüd see teise lepingu mängija vaata? Just, ta läheb kontraktiiri praegu. Ja, et defensive line. Ja, aga D-tackle jah, see Walter Nolan oleks muidu valik, aga Nick Scotton on minu meelest vara. Ja tegelikult, kes sul alles on? Tyleek Williams Ohio State'ist, tegelikult huvitav nimi. Jaa. Aga Landon Jackson on üks nimi, kes on Arkansas, et defensive end on üles tulnud päris palju siin viimase paari nädalaga. Ta on liikunud, jah. Darius Alexander ka pakub sellist nagu rush'i. Mõned sulle Jack Sawyer Ohio State'ist. Jack Sawyer, the hero.
kas ta väärt seda ei ole, aga ta on hea mängija, on ju. Aga ma arvan, lahe mängija. Ma arvan ikka Donovan Eseraku. Eseraku. Jah. Midagi sellist. Boston College'ist, ma arvan, on siin kõige parem pikk, sest et iseenesest ta liigub küll. Jah, ma võtangi Donovan Eseraku, kes on siis, läheb siis 27. pikina Ravensisse. Defensive end. Ta on natuke undersizitud, see on kõige suurem küsimus, aga muidu production, kõik asjad on olemas. Muidugi mängis Boston College'is, mis ei ole nüüd kõige suurem kool, on ju. Aga ta täidab ära su kaitseliini niidi ja esimese raundi lõpus on see minu meelest okei pikka. Just, et selline pure pass rusher, ma ise oleks ka nagu väga rahul. Täpselt see, mis me arvutasime läbi, et edge rusher, minu jaoks edge rusher, guard ja D-line on põhimõtteliselt need suurimad vajadused ja corner 2 siis. Täpselt, aga corner on enam-vähem okei praegu vaata, sest sul on olemas eelmise aasta esimese raundi pikk ja Humphrey ka on ju. Siis 28. Mulle üldjuhul nagu, ma tean, et kõik tiimid seda nagu ei võta, aga mulle üldjuhul ei meeldi, kui sa võtad nagu 2 aastat järjest esimeses raundis sama positsiooni mängija. Nagu sellise, lihtsalt nagu kuidagi, et see natuke tähendab, et sa panid eelmine aasta ju mööda või midagi sa nagu tegid, mis nagu ei sobinud, et mulle endale ei meeldi, kui tiimid seda teevad lihtsalt. Okei, jah, arusaadav. Siis 28. pikk Detroit Lions. Palju su kaitseliinist alles on veel? Just. Palju neid edge on ja ma vaatan receiverite poole ka. Jaa. Oled sa valmis alla andma James Williamsi poolt? Ei, mitte otseselt. Ma lihtsalt mõtlen, kes neil see 3. rotation seal praegu nagu on. Jameson, Amon-Ra ja Tim Patrick. Tim Patrick, jah. Aga jah, sa tead täpselt, mis see on. Just. Aga kes neil D-tacklid on neil? Jaa, neil on edge'i vaja. Ma tahtsin ilgelt Kenneth Granti siia panna praegu, aga neil on olemas põhimõtteliselt. Nix Gorton, et võib-olla läheb Dan Campbelli süsteemi ja nad saavad temast selle potentsiaali välja kõik. Jaa. Või Matthew Golden, sest... Või siis, Landon Jackson ka, siuksed defensive endid, kes on juba natuke nagu teise raundi pikid tegelikult, vaata. Sest ma just näengi seda, et tegelikult lahe nagu receiveri kolmik oleks Amon-Ra, kes siis teeb seda underneath värki, Jameson Williams, kes on kiirus, ja siis sul on Matthew Golden, kes on nagu see mid-range'i vend, eks ju, et see ehitad seda kossu meeskonda sinna. Aga ma arvan, neil on edge. Jaden Higgins, tahad sa saada nagu puhast X-receiverit? Jaden Higgins meeldib mulle väga, mulle tegelikult meeldib väga Jack Becka, TCU vend, kes on hästi resultatiivne, hästi palju palle saanud ja teeb ka kõike, ma kuidagi Jack Becki nagu ühendan kohe nagu selle Puka-Nakua, kui ma peas ära, ma arvan, et kui ta läheb õiges süsteemi, ta võib väga hea receiver olla. Tead, ma lähen Nix Gortoniga, ma arvan, et vaata, me kuulsime eelmine aasta, kui palju nad nuusutasid seal Miles Garretti ja Max Crosby ja üldse edge rusherit ja nad proovisid seda Darius Smithi, et ma arvan, et nad tegelikult jahivad seda edge'i ja võib-olla Nix Gortoni saavad nagu õigele reele seal Detroitis, eriti Dan Campbelli distsipliinisüsteemis. Ja tal on production olemas, run defense ei ole kõige parem, aga neil ei ole vaja puhast defensive endi, neil on rohkem vaja outside linebackerit, kes saab natuke ka droppida, sest neil teisel pool Hutchinson olemas, vaata. Et nagu, Nix Gortoni komp on näiteks BFF-i poolt Jack Lawson, kes on juba nagu defensive end outside linebackeri fliks, vaata. Et see on nagu huvitav ja tal on measurables ka olemas, 6'4 vaata ja 285 poundi on ju. Et nagu suurus on ka olemas. Siis minu käes on siis 29. pikk, Washington Commanders nii kaugel ja BFF annab running back, guard, edge, cornerback. Edge minu arust siin enam pole väärtust. Kaardid on olemas, sa saaksid Gray Sable'isid kätte, kes mängiks. Ma vaatan Josh Connerlit ka. Jah, Josh Connerli samamoodi, kes mängiks tacklit. Kes neil on tegelikult, Tansel on, neil on 2 tacklit olemas, nad just ütlesid ju see, kes, kurat, mis selle left tackli nimi oli eelmine aasta, see noorkutt neil? Jackson. Oota, ma kohe vaatan. Coleman. Kes oli Brandon Coleman, kes mängis päris soliidselt left tackli pealt, ta läheb nüüd paremale poole, sest Laramie Tansel on left tackle. Ja Piadas on center on okei, on ja Cosmi on okei kaart tegelikult. Andrew Wiley on ka seal, okei, ja. Ründelis tegelikult on talenti, mitte nagu mingi world beaterit seal ei ole, aga sul on piisavalt. Kaitseliin kusjuures, neil on küll ju, neil on Kinlaw, Newton, Kinnole nad andsid suure lepingu, neil on defensive endi vaja tegelikult. Neil on ju Wise ja Royal Armstrong on starterid praegu.
ja ma just mõtlen ka, et nagu Newtoni nad just ka äsja võtsid, vaata. jah, täpselt. mitte, et see välistaks midagi, aga jah, see ongi täpselt. Receiver siin. Mulle meeldib see võte, kusjuures mul täiega meeldib receiver. jah, sest et nagu sul on kõik muud asjad nagu cornerback on ka probleem, aga kas sa võtad siit seest praegu Trey Amose või Maxwelli või vaatame back'ide poole. Okay. Cornerit tegelikult on vaja, jah. Aga see ongi see, et kõik on vaja natukene tegelikult. Neil pole safety't ka ju. Ei ole hea, Xavier Watts vaatab sul otsa siin. Ja Nick. Ja kurat, mis ta, Emon Vori, jah. Kusjuures ma arvan, see pigem jääb sinna kanti. Kaitse poole kui ründe poole. Ma tean, et see receiver on tegelikult päris hea, kui sul on väga, Matthew Golden on väga laua peal ju. Või siis kurat, see on hea küsimus, või Jaden Higgins on ja. Jaa. Tead, ma võtan selle haibi ära tal, ma võtan Nick Emon Vori safety peale. Talle endi sinna secondary'sse. Nagu potentsiaalne su center fielder. Jab, sest edge'i pole alles enam väga, et kõik edge'id on läinud juba selleks ajaks. Siis, või mis sa arvad? Jah, ei, ma olen nõus, ma pole veel täiesti ära otsustanud, kas mulle meeldib Emon Vori potentsiaal või Xavier Wattsi nagu see overall mängija, aga ma arvan ka, et neil oleks secondary'sse abi vaja igal juhul. Corneri jaoks ilmselt natuke liiga vara tõu. Jah, ma arvan küll, jah. Samas Emon Vorile sa võid ka öelda, et nagu on võib-olla vara vaata. Aga jah. Ja, no tõsi, jah. Aga see combine lihtsalt oli nii hea, et ta tõusis nagu sinna esimese raundi taha. Täpselt. Siis Bills. Kallaste 30 pikk. See on ka huvitav meeskond. Ma tahaks Kenneth Granti nüüd kuhugi juba panna, aga ma arvan, et ta järgmist pikki üle ei ela enam. Jah. Josh Palmeri nad tõid just sisse. Ma arvan, et receiveri koht see ei ole. Neil, Khalil Shakir ja nüüd neil on neid Keon Colemani ja Dalton Kincaidi valikuid piisavalt võetud, et proovida. Ründeliin. Josh tegi eelmine aasta selle ründeliini palju ilusamaks, kui ta tegelikult oli. Jab. Aga neil oleks pass rusherit muidugi vaja, nagu sa just rääkisid, siis need edge rusherid hakkab ka väheks jääma siin juba. No D-tackleid on ka ja kaitseliini tegelikult. Ma isegi ma kaldun praegu, et see Kenneth Granti nagu slide võib-olla lõpeb, aga nagu nad tõid Joey Bosa sisse, aga sul oleks ikka edge'i vaja, Larry Ogunjobi, Ed Oliver ja Daquan Jones seal keskel. Ma näeks ka cornerit võib-olla pigem mitte. Ja receiverit siit ei võta või? Ja pigem mitte, ma pigem nagu arvan, et nad esimeses ei vaja, nad ühe võiks võtta, aga pigem võib-olla mitte esimeses. Mis see ja kus see väärtus kõige parem on praegu, on ju? David Edwards, Osiris Torrance, teeme Gray Zabeli. Ta tundub siuke Buffalo mängija ja nagu ma räägin, see ründeliin nägi eelmine aasta palju parem välja sellepärast, mida Josh tegi. See tegelikult oli väga average või isegi alla average'i ründeliin, et ma arvan, et seda tugevdada on lihtsalt hea mõte. Hoiame Joshi elus. Okay. Ja täiesti nõus. Et ma oleks võib-olla Kenneth Granti poole ikkagi kukkunud. Ja see väga raske oli nagu mitte valida teda praegu. Ja, aga linebacker on kusjuures siuke nõrk koht natuke, Milano on ju minemas, Milano oli tehti leping ümber, tal on 1 aasta alles just või? Oli see või? Jah, oli küll. Aga praegu linebackerit siin ka väga ei ole ja cornerback võib-olla vara on ju. Aga lähme siis, minu elu raskemaks nüüd on 31 pikk on Kansas City Chiefs, ründel, sul on tackli abi vaja. Kes sul praegu starterid üldse seal on? Ma vaatan korra, võtan lahti depth chart'i. Kansas City Chiefs on siin. Ja sul on olemas, kus su internet kadus nüüd? Nüüd järsku ei toimi või? No jah, järsku BFF crash'is on ju. Aga Kenneth Grant on üks nimi, kes on kindlasti nagu Chris Jonesi asendaja sinna kõrvale, teed päris ideaalne, sest Chris Jones mängib rohkem väljas on ju. Need tacklid on Jalen Moore, kes oli San Francisco see backup ja Jawan Taylor siis on teisel pool, aga praegu olemas on Chris Jones ja Mike Pennell on kaitses olemas. Aga põhimõtteliselt see Kenneth Grant või Josh Connerly vahel on ju, minu arvust. Ma mõtlen sama. Ja põhimõtteliselt Connerly ei ole midagi erilist minu meelest, aga ta on starting kaliibriga tackle NFL-is võib-olla, et nagu tal on talent, potentsiaali sellest, et ta on, vaata. Ja ta on tõusnud päris palju ka siin viimastel aegadel, et nagu mis tal on ju.
ma annan John Connorli ära siin. Jep. Sest et nagu neil on vaja ründeliini abi, nagu neil on hädasti vaja ja see on viimane siuke, kes võib olla plug and play starter kohe alguses. Ma olen nõus jah, ma arvan, et nad, ma kuskil kuulsin jah, mingi paar nädalat tagasi või pärast Superbowli räägiti, kuidas, et Mahomes väidetavalt nagu talle meeldib, see on see, et quarterback'ile, et inside pressure on vaata kõige olulisem kaitse poolelt. Aga et Patrick Mahomes'ile meeldib, kui tackle'id on korras, et ta selle inside pressure'iga tegeleb ise. Et ma arvan, et nad peavad lihtsalt proovima nii palju, kui saavad neid tackle'id ja kaarte võtta lihtsalt, et paika saada see ründeliin, sest see, mis seal Superbowlis juhtub, ei tohi enam juhtuda. Täpselt. Aga siis viimane pikk alles, lõpetame ära selle mock drafti siis ja Philadelphia Eagles. Kenneth Grant läheb Eaglesisse sinna kaitseliini. Ma just mõtlesin ka, et paneme selle paika ja on tehtud või? Aga neil vist on nagu, jah, seda on varem ka öeldud, et Eaglesil pole kaitseliini vaja, aga neil vist pole nagu tõesti kaitseliini vaja. Vist küll jah, aga keda neil vaja on nagu? Ma just mõtlengi, siin näitab meile wide receiver, guard, edge, corner. Ma ise mõtlesin ka corneri peale või DB peale. Nagu kas see nad võtsid ju jah inside low line Aga kui AJ Browni jutt on tõsi, tegelikult siis neil on tegelikult võib-olla receiver peal auk küll, aga jällegi ma millegipärast nagu kahtlen, et see on tõsi, aga jällegi see ongi, et kui me saame draftis nagu vastuse, siin ongi see, et kui Matthew Golden on nagu saadaval või Luther Burden, siis ta on selgelt Jahan Dotsonist parem. Ja nad nagu lisaksid sellele ründele, ma isegi nagu kaldun receiveri poole praegu. Okay. Vaadates, kes siin nagu alles on. Mulle tead, kes on nagu Walter Nolan on ikka veel on the board. Just. Nagu see minu arust läheb sinna nagu, ta võtab nagu talente vaata, nad võtavad pigem 1 aasta varem kui 1 aasta hiljem vaata. Aga ta läheb jälle samas, kes neil Jordan Davis, Milton Williams on puudu ju, ongi. Milton läks ära just, Walter Nolan sinna ja see tundub õige, sest ongi, et Jordan Davis ja Jalen Carter on olemas. Edge'id on ka justkui nagu olemas. Tead, teeme Walter Nolan. Tugevad saavad tugevamaks lihtsalt. Jab, eks siis ta on so rotational siis defensive tackle seal on ju. Okei, võtame siis, meil läks 1 receiver põhimõtteliselt ja Donald Image ka jah, siis on olemas. Aga 1 receiver puhas, Travis Hunter ei lähe arvesse on ju. Jah, teda ei loe jah, et siin jäid praegu Lutherid jäid alles, Matthew Goldenid jäid alles. Et see tihtipeale ongi, aga Emeka vähemalt läks vaata lõpus ära. 3, 4, vaata ma loen, 5, 6, 7, 8 defensive line'i läksid siis 1-4 veerand, 25% kaitseliini mängijad. Ründeliini läks ka päris palju. 2 quarterbacki, Sanders, Raiders siis. Meil on väga huvitavad conversationid tulevad selle peale. Aga jah, ma ei tea, kõige suurem üllatus, mis sulle jääb midagi silma, kui siin peale vaadates lihtsalt? Ma ei tea, võib-olla see sama Malachi Starksi nagu langemine, Will Johnsoni natuke langemine. Mind nagu üldse tegelikult nagu pärast seda mingit 21. pikki, tegelikult minust drafti nagu mokkimine läheb päris keeruliseks, aga jumala tihti ma lõpetangi, et need on kas edge'id või tackle'id põhimõtteliselt. Et väga vähe nagu sellist mingit nagu cornerid vaata ei libise esimese raundi lõppu enam ja sellised asjad. Jah, ja nüüd meil on kõik quarterbackid on alles veel on ja sul on Tart alles, sul on olemas, Shook on alles, sul on väidetavalt Pittsburgh armastab ju seda, mis ta nimi on nüüd, Alabama quarterback. Will Howard, Milrow, jah, Jalen Milrow, väidetavalt on see päris siuke, aga Milrow on siuke, kes peab istuma aasta 2 vähemalt, aga kui ta ei ole valmis mängima, et siis on ta tundub muidugi selline mängija, kes nagu Mike Tomlin, kes on mingi 10 aastat ajanud seda, et read option on kole ja see on ajutine asi, siis Jalen Milrow oleks täpselt siuke Pittsburghi valik, et nüüd meil on jooksev quarterback olemas, ta visata ei oska, see on jama. Täpselt, aga niimoodi siis on. Aga mis te arvate meie mock draftist? Et võite meile kirjutada, võite kommenteerida Ameerika Footi grupis või siis chatis, mis te arvate sellest, kas see, mida me rääkisime teie meeskonnast läks pihta või mis te teeksite, on ja. Et me teine mock draft on tehtud ja siis meil on 1 veel ainult teha ja, aga järgmine nädal teeme siis kõige meie kaitsemängid läbi, et siis räägime kaitseliinis päris pikalt, sest linebackeril on 1 ja cornerback on 3.
pluss midagi, mis iganes sealt tuleb veel, natuke räägime võib-olla Amosest ja Maxwellist ka, on ju. Just. Aga oota, üks uudis tuli ka või? Üks asi oli veel, kas ma Tushpushist rääkisime, on ju? Jah. Siis üks oli veel minu meelest, et ma kähku klikin. Bleacher Reportis on päris hea paganama update'id ja värgid. Rule changes. Sorry. Milline siit veel siis on? Ei, see on ikkagi seesama. Ei, siis vist ei olnud rohkem. Ma mäletan valesti siis. Praegu mulle ka ei paista, jah. Jep. Okei, aga igal juhul, Kallaste, vinge, saime jälle ühe tehtud ja siis saame edasi minna järgmine nädal kaitsemängijatega ja siis olemegi varsti draftis, et saab vinge olema. Aga tänks kuulamast ja näeme siis järgmine nädal. Davai, tšau. Davai, tšau.